kuulasite kõik vajalikku ära. Mina Eva-Lotta Herem siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. Erialaselt tegelen ma ise igapäevaselt sportlastega, noortega, olen ise fitness-sportlane. Nii et eriala mul on endal väga hinges. Tänased teemad minu poolt siis on toitained ja toiduained. Räägin teile natukene normatiividest, jagan teile natukene soovitusi ja räägin ajutervise ja keskendumisvõime ja füüsilise võimekuse seoses siis toidulauaga, toon mõned praktilised näited. Ja mina näen seda asja nii, et tervislik noor on meie enda tuleviku teadlik ja terve täiskasvanu, sellepärast me peame ka investeerima teadmistesse, paremate harjumuste kujundamisse. Ja võib-olla tänane päevaküsimus võikski olla, et mida me saame toitumises teha, et soodustada siis meie lapse, noore keskendumisvõimet ja hoida tema energiataset kogu päeva vältel. Üritan need teemad katta, hea meelega vastan pärast ka küsimustele. Siis esmalt räägime baasist. Toitained ja toiduained. Mis need siis on? Toiduained sisaldavad toitained. Me jagame toitained kaheks. Need on makrotoitained ja mikrotoitained. Makrotoitained on meil siin toodud. Need on siis põhitoitained, mida inimene peab igapäevaselt grammides omistama. Ja meil on mikrotoitained, mida vajame me milli- ja mikrogrammides. See on tegelikult lihtsam, kui ma seda räägin teile nüüd lahti. Et tegelikult täiesti tavaline meie igapäevane toit, mis siis jaotub 3 toitainete põhiselt. Valgud, rasvad, süsivesikud. Tegelikult lihtne. Aga siis on toiduainegrupid, mis toitainete alla kuuluvad. Näiteks valkude puhul siis liha, kala, muna, piimatooted, kaunviljad. Et meil on nii loomsed kui ka taimseid valke. Samamoodi rasvadega, me saame nii loomsed kui ka taimseid valke omistada. Rasvade alla kuuluvad näiteks pähklid, seemned, õlid, erinevad võid, avokaado. Ja kui me räägime süsivesikutest, mis on organismile üks kõige olulisemaid makrotoitaineid igapäevaselt, siis on siin puu- ja köögiviljad, teraviljatooted, natuke mikrotoitainetest. Et mikrotoitainet me kasutame peamiselt siis ensüümide ja hormoonide töö reguleerimiseks ja meil jaotuvad mikrotoitained rasv- ja vesilahustuvateks vitamiinideks ja mikro- ja makroelementideks. Rasvlahustuvad vitamiinid on siis A-vitamiin, D-vitamiin, E- ja K-vitamiin ja vesilahustuvad on siis enamus B-grupi vitamiinid ja C-vitamiin. Makro- ja mikroelemendid, kindlasti oleme nendest kõigist kuulnud ja omistame neid ka tegelikult täisväärtuslikust toidust. Siis makromineraalid on naatrium, magneesium, fosfor, kaalium ja kaltsium ja mikroelementideks on siis raud, tsink, jood, seleen ja vask. Aga räägime siis praktiliselt. Ma ütlen seda, et iga hetk võib tegelikult ka käedest ja mulle vahele segada, kui läheb natukene tehniliseks, teoreetiliseks. Aga noorte ja tegelikult meie enda täiskasvanute immuunsüsteemi tugevdamine toitumise abil. Me ei vaja peoga toidulisandeid, kui meie toidulaud on mitmekesine, värviline ja me sööme erinevaid toiduaineid, mis meie siis immuunsüsteemi tugevdavad. Et näiteks mõned C-vitamiini allikad toiduainete näol, mille ma nimetaksin ära, on erinevad tsitruselised, lähemalt paprika, näiteks ka maasikad, brokoli. Ja need toiduained hakkavad siin erinevatel slaididel tegelikult korduma. Siis probiootilised toidud organismile, mitmed piimatooted, näiteks jogurt ja keefir, siis tsingirikkad toidud, erinevad pähklid tegelikult, mis jällegi tulevad ka teistel slaididel teemaks ja erinevad pähklid, täisteratooted, miks need on vajalikud. Need kaitsevad meie immuunsüsteemi haiguste eest
aitavad siis külmetuse või haigusperioodi lühendada ja tegelikult suurendavad ka meie organismi vastupanuvõimet. Kui me nüüd räägime ajutöö ja keskendumisvõime parandamisest läbi toitumise, see ei ole absoluutselt teema ainult noore või lapse puhul, see on meie enda täiskasvanute puhul ka nii. Näiteks toiduained, mis meie ajufunktsiooni parandavad, on omega-3 rasvhapped, peamiselt loomselt me saame seda rasvasematest kaladest, näiteks lõhe, forell, aga jällegi tulevad siis mängu taimsed rasvaallikad ehk siis pähklid, seemned, kõige rohkem nende siis näiteks chia seemned, kreeka pähklid ja kui me räägime antioksidantidest, siis peamiselt marjad ja näiteks spinat. Ja B-grupi vitamiinid on tegelikult samuti väga olulised keskendumisvõime parandamise jaoks. Et täisteratooted, munad, rohelised lehtköögiviljad, need kõik toiduained jäävad korduma, need on kõik meile väga vajalikud, nii meile, meie noortele, lastele, sest nad toetavad närvisüsteemi arengut, tegelikult parandavad ka mälufunktsiooni ja keskendumisvõimet. Et kui me räägime, mida praktiliselt lisada toitumisse, siis see on midagi sellist, mis noore menüüs tegelikult võiks olla ja millega võiks lapsi ja noori harjutada maast madalast. Nüüd natuke toiduainetest, mis keskendumisvõimet parandavad, on komplekssüsivesikud. Jällegi näiteks kaelahelbed, üldiselt ka tegelikult teravilja ja täisteratooted, võib tuua välja ka näiteks quinoa ja bataadi ja valgud ja tervislikud rasvad, mida ma olen nüüd ka eelnevalt mitmeid kordi loetlenud, näiteks avokaado, pähklivõid ja kaunviljad. Samuti rauarikkad toidud on miski, mis aitavad parandada hapnikutransporti aiu, selle tulemusel meil on parem keskendumisvõime. Nii et samuti näiteks lihatooteid tuleks varieerida selle jaoks, et ka mõistus oleks päeva lõpuni särav. Need kõik annavad meile pikaajalise energia, mitte ainult endiselt täiskasvanutele, lastele, noortele, see on igas vanusetapis sama. Ma tahaksin seda väga toonitada, et meil ei ole ainult laste toite või ainult täiskasvanute toite. Kõik on meile vajalikud õiges koguses. Sellised komplekssüsivesikud ja valgud ja tervislikud rasvad, nende sidumine tagab meile pikaajalise energia. Miks? Sellepärast, et need aitavad reguleerida meie veresuhkrutaset. Üksinda süsivesik läbib keha päris kiiresti. Nende kahe toiduaine ja toitainegrupi sidumine aitab siis energiat hoida meie kehas pikemalt. Räägin kohe täpsemalt. Meil on siin selline joonis. Ma tahan selle kohta öelda, et tegelikult see võiks käia kui laine. See tundide skaala võiks käia siin edasi. See näitab meile siis vereglükoosi taseme tõusu ja languse võrdlust, kui inimene on siis, organism on siis tarbinud kõrge süsivesikusisaldusega toidu ja siis madalama glükoosi tasemega siis toit on siis tarbitud. Mida see siis praktiliselt tähendab? Mida rohkem meil selliseid hüppeid nagu sinisel skaalal on näha, mida rohkem meil selliseid hüppeid päeva jooksul tekib, seda keerulisem meil ausalt öeldes on olla keskendunud ja energiline. Miks? Sellepärast, et meie veresuhkrutaset tõuseb üsna lühikese aja jooksul päris kiiresti, päris kõrgele. See langeb sama kiiresti. Iga langus tähendab midagi halba, see tähendab, et meil tekivad suuremad isud, meil tekib madalam energiatase ja see tekitabki siis halvema keskendumisvõime, kehvema füüsilise võimekuse. Aga kuidas me seda ära saame hoida? Esiteks räägin ka hiljem, aga nagu ma ka rääkisin, komplekssüsivesikud, täisteratooted, vähem lisatud suhkurt ja tasakaalus toidukorrad. Kui me seome valku ja rasva süsivesikutega, siis meie veresuhkrutaseme näit on selline nagu rohelisel joonel. Meie enesetunne on ka sellest sõltuvalt parem.
ma toon selle juures veel näite, et lapsed, noored, meie ise sööme toitu, mis on meile kasulik. Kui ma siin võrdlen, et piimatooted on meile head, väga hea valguallikas, aga see suhkrusisalduse osakaal, et kui me räägime siin magustatud kohupiimakreemist, näete siin 100 grammi kohta 14,2 grammi siis suhkurt, kui me räägime maitsestamata variandist, siis see on 4,6. Kui me nüüd sööme tegelikult väga hea toiduaine ära, aga meil toimub midagi sama, mis toimub seal sinisel joonel, siis päris hea tunne ei ole pikemas perspektiivis ja siin ei pea minema muidugi äärmuslikuks, kõike tuleb tarbida mõõdukas koguses, aga mis valikuid me siis enamuses teeme, et jah, sööme enamuses toitu, mis meid toetab. Liikudes edasi näiteks, kui palju meie noored ja me ise sööme päris toitu, et siin on väga tore jällegi lastetoode, aga kui palju see lihatoode sisaldab päriselt puhast toitu, mis meie organismi varustab tegelikult? Noh, tegelikult on ju tegemist lihalaadse tootega, mitte lihatootega. Et poolfabrikaatide vähendamine on ka üks suur võtmesõna, mis teeb meid vastupidavamateks, tervemateks ja parandab meie enesetunnet. Kui me näiteks võtame selle, siin on meil tavaline delikatess hakkliha, seal on meil 100% rasva. Jah, kodus kokkamine ja üldsegi pikem valmistamise aeg, see on keeruline, aga lõppude lõpuks sööme toitu, mis meile teeb pikemas perspektiivis head. Ja kui ma rääkisin kiudainetest, mis meie närvisüsteemi tööd parandavad, meie keskendumisvõimet, siis siin on veel üks näide, et tegelikult hästi väike müüks, mille me saame toitumises ära teha. Me muudame oma teraviletooted kiudainete rohkemaks. See on tegelikult päeva lõikes hea nii meie keskendumisvõimele, energia säilimisele, seedetööle. Lihtne müks. Sööme toitu, mis on meile hea, mis teeb meile pikemas perspektiivis head. Kas mul on vahepeal küsimusi? Jah? Jaa, see on väga hea küsimus. Ja ma näen, et see on jällegi eestkostjate küsimus, et kuidas me harjutame lapsi, aga ega tegelikult ei peagi sööma maitsestamata varianti. Alati saab lisada näiteks ise marju, mingisugust midagi, mis magustab, aga väiksemas koguses, mitte lihtsalt valget suhkurt. Hetkel uuringut ei oska tuua, saan selle juurde tulla tagasi, jagada hiljem materjale, aga suuresti see on ikkagi siis otsuse tegija teema. Kui me oleme teadlikum, et me saame magustada kas või siis seda magustoitu muuta asja paremaks, aga lihtsalt tervislikumas võtmes, jätkusuutlikumas võtmes. Me saame pärast veel nendest küsimustest arutleda. Aga ma natukene räägiksin, mis on näiteks küsimus, mis on tulnud välja 2022. aasta Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringus. Eestlased tarbivad päris palju liigset soola ja lisatud suhkrut. See on see, mis meie rahvastiku tervist päris palju, eriti elustiili haiguste puhul on mõjutanud. Sool koosneb siis naatriumist ja kloorist. Organismile on naatrium vajalik, aga liigne kogus on siis see, mis võib meid kahjustada. Ja kõrge soolalisaldus enamasti ongi töödeldud toitudes. Kui ise teeme, siis me võime endale tervislikumat toitu ja saame seda soolakogust reguleerida. Aga tihti näiteks kartulikrõpsud, erinevad poolfabrikaadid, nendes on väga palju soola
Eestlastel on keskmine päevasoola tarbimine 9 grammi päevas, mis tähendab seda, et see lagi tegelikult on veel kõrgem. Aga tervislik soovitus on 5 grammi naisterahvastele, 6 grammi meestele. Me ületame seda meeletult ja me saame ennetada tulevad elustiilihaiguseid sellega, kui me vähendame oma soola tarbimist näiteks valmistoidu vähendamise näol. Aga toiduained, kus esineb näiteks naatrium ilma soolata, on näiteks jällegi tulevad esile need erinevad taimsed allikad, loomsed allikad, näiteks spinat, peed, munad, kanakintsuliha. Ja siis suhkru tarbimisest natukene. Me saame suhkrut tegelikult kõigist toidupüramiidi gruppidest, aga liigne tarbimine, see suurendab elustiilihaiguste riski, mis on meil Eestis suur probleem tegelikult. Aga me saame seda vältida ja me saame tarbida vähem lisatud suhkrut. Me saame asendada lisatud suhkruga maiustusi parematele alternatiividele, ka laste seas. Ja lisatud suhkru tarbimist peaks tegelikult piirama, see peaks olema 10% päevasest energia hulgast. Seda ületatakse palju. Aga mõned meelespead. Me ei käsitlenud praegu jookide teemat. Suhkrustatud joogid on üks võib-olla mure, erinevad gaseeritud karastusjoogid, aga kõige rohkem kasvaval organismil ja jällegi ka täiskasvanud vesi on elulise tähtsusega organismile, sellepärast, et see aitab meil funktsioneerida, see aitab meie organismil funktsioneerida, see on väga oluline keha temperatuuri regulatsioonis ja janu korral asi, mida maast madalast õpetada, janu korral laps joob vett. Siis kindlasti oluline meelespea, et eelistada lisatud suhkrut ja piimatooteid, eelistada. See ei pea olema alati igakordne valik, aga see võiks olla meie eelistus. Liha tarbides me võiksime eelistada puhast liha, me võiksime valmistada ise toitu, vähem poolfabrikaate pikas perspektiivis kasulikum. Laps kasvab tervislikumalt, ta on terve täiskasvanu. Aga kas 10 aasta pärast, siis tekibki see küsimus, et kuidas me 10 aasta pärast ennast tahame tunda. Ja tegelikult, kuidas me tahame, et meie lapsed ennast 10 aasta pärast tunneksid. Või meie homne päev, kuidas laps ennast tunneks, kui ta on täna hästi söönud. Ja kui ta hommikul sai tervislikult, kuidas ta ennast siis õhtul tunneb. Et see on kõik, see vaev tagab lõppude lõpuks ära, kui meie tervis on parem. See võtab rohkem aega, aga kehv tervis ja kehv enesetunne teeb selle aja, mida oma elus veedame, lihtsalt raskemaks. Et natuke on vaja. Siis kiudainetest ma rääkisin. Ja nüüd väga oluline asi. Kujundada, kõige olulisem on see, et tegelikult kogu perel võiks nii olla, et meil on 3 põhitoidukorda vähemalt päevas, meil on hommiku, lõuna ja õhtusöök, mis sisaldavad endast nii valku, rasvu kui süsivesikuid. Jälgida taldriku reeglit ja tegelikult lastel 1, 2, isegi 3 vahepala väga mõistlik, et reguleerida seda veresuhkru taset, et hoida see stabiilsena, sest et siis on hea olla. Siis püsib energia ja siis see energia on õhtuses trennis ka olemas näiteks. Ja toidukordade vahe võiks olla 3-4 tundi, et see on jällegi väga selline oluline osa sellesama veresuhkru taseme stabiilsena hoidmisel. Minu poolt aitäh! Kui mul on küsimusi, võib need esitada ja kui soovite, võite need jätta ka siis peale online esitust.
teeksin korraks väikese... Ei tohi vahetada. Ma peangi nüüd siin seisma, aga kuni ma ajan tehnilised asjad korda, siis ma teeksin ühe väikese liikumispausi. Ma palun, et te kõik tõuseksite korraks püsti. Väga hea. Nüüd midagi suurt aeroobikat ei tule, aga võtke oma parem käsi, viige see nii, et naaber pihta saaks, viige see nii kaugele kui võimalik, siruta nii kaugele välja kui võimalik. Hästi. Võib alla panna, aga nüüd vasaku käega sama, nii kaugele kui võimalik. Kui veenib, siis on hästi, peas, et naaber pihta ei saa. Väga hea, nüüd on vist tehniliselt korras, vist ei ole, istume maha, kuulame järgmist. Nii, juba sulle. Nii, väga suur pikkuse vahe. Ilmselt ma võtan see mingid kätte, kõnnin ringi, loodan, et see ei sega teid. Nagu ma alguses ütlesin, minu nimi on Allan Hälik, tulen Tartumaa Omavalitsuste Liidust. Nii, on hea. Töötan seal haridusasutuste tervisedendaja ametikohal, mis tähendabki siis seda, et me peaksime justkui olema koolide, lasteaedade käepikendus. Võiks öelda tõmbelukk head ideede ja asutuste vahel. Ja siis mina võiksin neid aidata kokku tõmmata. Ja sarnase teevalotale töötangi igal pool treenerina, on palju erinevaid kohti. Mõtlesin, ma tegin midagi, valgus muutus. Ja tulen räägin teile natukene sellest, et ma räägin sellisest huvitavast asjast tegelikult nagu loogiline toitumine, me jõuame sinna kohe varsti. Ja mulle meeldis see küsimus publikust, tegin kohe kiire guugelduse, et Eestis sellist uuringut tehtud ei ole. Et kui palju lastest siis, kelle puhul püütakse seda dieeti muuta, kui palju lastest selle dieedi juurde jäävad. Loogika ütleb, et see protsentimis väga kõrge olla tegelikult ei saa. Minule endal, mõtlesin kohe enda näite peale, läks, ma arvan, et ma olin kuskil 20. lõpus, kui ma saan lõpuks aru, mida tegelikult tähendab loogiline tervislik toitumine ja et kuidas ühte asja siis teisega asendada nii, et võib-olla maitses ei kaota, sellest toidu naudingus ei kaota, aga keha saab siis nii-öelda paremaid asju kätte. Tegelikult see ju ongi pikk protsess, nii-öelda see toiduõpetus ja toidust nagu arusaamine. Minu kodus seda emapiimaga kaasa ei antud, praegustel lapsevanematel on seda võimalik jällegi teha. Ja tegelikult ongi üleüldse küsimus, et kuidas siis lapsevanemad kaasata toiduteemadesse. Minu üks ülesanne käia kõikides Tartumaa koolides, lasteaedades, uurida, kuidas läheb, kaardistada, analüüsida. Ja praeguseks, kuna ma olen peaaegu kõik kohad läbi käinud, siis on hea lihtne vastus, et kui ma küsin ka, et kuidas te siis lapsevanemad täpsemalt kaasate, siis on vastus selline, et või kuidas seda teha, siis öeldakse, et ei tea. Et tegelikult nagu ei oskagi. Ja see tegelikult peegeldub üle Eesti igal pool. Juhtubki nii, et ühte head vastust ei ole, kuidas siis lapsevanemad kaasata. On olemas küll iga kooli või lasteaia siseselt siis omad sellised väiksed nipid, aitab väga hästi see, kui on selline tore kogukond, et siis nii-öelda tuleks rohkem kaasa, aga seda nii-öelda koolisiseselt tekitada kunstlikult ei saa. Tore on see, et kes on aktiivsed, tulevad kohale. Kes on praegu siin nii-öelda puhtalt lapsevanemana kohal, mitte koolitöötajana, aga lapsevanemana? Võite julgetuste käe? No näed, 3, 4, mis on nende seminaride puhul, mis me oleme siin teinud, on üsna hea number. Selles mõttes, et olete esirinnas. Ja ongi väga raske, ei ole aega, ei ole võimalik võib-olla üks, teine või kolmas põhjus on täiesti aru saada. Ja ongi nii, et kes on aktiivsed ja kellel on see sisemine põlemine või erinevad ressursid olemas, tulevad, passiivsed, kuidas kaasata, väga keeruline. Kui te selle €1 miljoni küsimuse kunagi nii-öelda omakeskis ära vastate, siis palun kirjutage mulle ka, et mulle väga see mõte meeldiks, aga ma räägin hiljem sellest, et kuidas seda võib-olla siis lapsevanemate jaoks natukene loogilisemaks ja lihtsamaks teha. Aga on sellised väiksed nipid, mis on külastuste puhul siis välja tulnud, mis võiks aidata,
ongi see, kui lapsevanemaga püüda seda kontakti luua, uurida, mida nemad sellest koolimenüüst arvavad, mida nad teavad sellest, mida nad võib-olla teistmoodi teeksid. Selle küsimusega on muidugi see probleem, et seal võib ka vastuseid tulla ja võib-olla neid ei taha. Aga te loote selle kontakti ja need koolid, kes on seda siis võib-olla natuke rohkem teinud, on öelnud, et on olnud nii-öelda positiivset tagasisidet, puhtalt selles võtmes, et need lapsevanemad, kes on vastanud, on jäänud ka natuke pikemalt selle toidu teema juurde. Et võib-olla see huvi tekib läbi selle, kui neile see käsi ulatatakse. Kui sõrm ulatatakse, aga sõrme ulatamisega on ka see probleem, et siis võetakse vahepeal käsi. Et sellega peate ettevaatlik olema. Teine variant on see, et pakkuda võimalusi teha erinevad koostöid, on nad siis mingisugused seminarid, tervisepäevad, mida kõike te enda koolis teete ja anda neile mingisugune roll. Tõenäoliselt on ka seal, et tulevad need samad 4 inimest kohale, kes täna siin on. Ja võib-olla üks tuleb 5, ja siis üks tuleb 6, ja siis 7, eks ta niimoodi nagu tasapisi kasvab. Ja üks väga hea idee on tegelikult Kaidil, kes on meil ilusti siin eesreas, et kui see kooli arenguprogramm nii-öelda ajas kasvab ja areneb, et oleks selline trikk, et kaasata, selline mõte, idee, et kaasata aktiivsemalt esimese klassi lapsevanemaid. Et on 1, 2 ja 3 pidi uuritud, on teda tehtud Eestis, on tehtud välismaal, et esimese klassi lapsevanemad on kõige aktiivsemad selles võtmes, et mitte kunagi ülejäänud oma lapse eluea jooksul pole lapsevanemad nii kaasatud oma lapse tegemisse, kui see on siis, kui ta läheb esimesse klassi. Ja seal selles lapsevanemast kratis kinni haarata, kohustuslikus midagi teha ei saa öelda, et peab midagi tegema, aga kaasata neid sellesse toidu teemasse, toidumaailma, mis siis näiteks koolis toimub, seminarid, võimalused, mingisugused koostööpunktid ja siis kasvatada seda kultuuri läbi esimese klassi, siis kui nad lähevad 2. ja 3. ja siis hoida seda jätkutegevustega elus. See vajab küll ressurssi ja sellist head ideed, kuidas seda täpsemalt teha, aga selleks oleme ka meie olemas ja meil me anname ennast parim, et see asi võiks töötada. Aga ma tulen ja räägin teile natukene sellisest tegurist või faktorist või, kuidas me ütleme, sellisest asjast nagu loogiline toitumine. Mis te arvate, mis see võiks olla? See on üsna selline värske väljend või värske asi, millest räägitakse, mis võiks olla loogiline toitumine üldse. Te võite julgelt hõigata ja tegelikult võib-olla mikrisse hea näguga näha ei jää, et valesi vastuse pole olemas. Mis võiks olla loogiline toitumine? Keegi pakkuda ei julge. See on selles mõttes väga lihtne asi. See läheb eesmärkidega kokku. Mis on tavaliselt inimese eesmärk? Üleüldse elus, kui me räägime toitumisest. Kõht ei valutaks, pea ei valutaks, hea oleks olla, energiat oleks. Üleüldse on selline tore. Aga toitumise puhul me natukene unustame selle ära. Näiteks kui füüsiline tervis on kehva, mis me teeme? Jalaluu murdub ära, mis me teeme? Paneme jala kipsi, väga lihtne. Palavik on, mis me teeme? Võtame rohtu, hakkab parem. Und jäi väheseks, väsinud olen, mis ma teen? Magan natuke rohkem. Aga toitumisega on nii, et seal see loogika natuke vahepeal kaob ära. Sest kui toitumise puhul tekivad mingisugused mured, siis vahepeal on nii, et me teeme midagi valesti nagu pikka perioodi ja me ei saagi aru, et see toitumisega seotud on. Näiteks autoga on lihtne. Ma nüüd autodest väga palju tean, mis pidi see oli, et kui sul on bensiiniauto, sa sinna diislist sisse paned, siis ta jääb üsna kiiresti seisma. Lihtne. Teame, me tegime midagi valesti, me panime autole vale kütuse sisse, ta jäi seisma, me rohkem seda ei tee. Piima ega toiduõli midagi muud ka sinna ei pane. Teeme loogilise otsuse. Aga enda kehaga on nii, et krõpsud, kommid, saiakesed, rasv ja kõik üleliigne, ikka läheb ju. Kõik natuke panevad, et kõht natuke valutab, ei ole hullu. Järgmine kord proovid sama toitu, mõtled, et äkki täna ei valuta, ikka valutab. Võib-olla ei sobi piimatooted, läheb süda pahaks, aga nii hästi maitseb, ikka proovin natukene. Nii et kui me enda eest hoolitseme just läbi toitumise, siis me natuke unustame seda loogikat järgida. Kuigi loogika on selline hea keel, et on selline universaalne ja kõigil on ta põhimõte on sama, aga kõigi loogilised otsused on erinevad, siis ikkagi me ju lähtume endast, et meil oleks endal hea. Ma küsin sellise küsimuse, et te sinna ei jää, et
kes meist on ütleme viimase kuu aja jooksul söönud midagi sellist, mis tegelikult ei ole loogiline, ehk siis te teate, et seda võib-olla süüa või juua ei tohiks, aga te olete seda söönud või joonud sellepärast, et paganama hästi maitseb. Võite julgelt tõsta käe, no näed. Vaata kui hea on kaasata inimesi, küsid selliseid küsimusi. Aga kui teil näiteks, me toome seda sama auto näite, autoga nii ei teeks. Ütleme, panete autosse vale kütuse, hakkab puterdama, peate viime remonti, kas teinekord panete seda oma kütuse sisse? Ei pane. Väga loogiline. Ja siis see loogilise toitumisega ongi see, et see peaks olema teadlik ja süsteemne. Ma vist natukene vahepeal kaon ära, panen seal peits kõrgemale. Et see teadlik ja süsteemne ei tähenda seda, et see menüü peab olema hästi keeruline või hästi nii-öelda monotoonne ja igav. See peab lihtsalt olema see, et te ise teadvustate endale seda, et mida te võiksite, peaksite, millal sööma. Ma räägin nii-öelda teie, sellepärast, et teie olete lapsevanemad ja teie saate seda lastele edasi anda, sest siin tuleb ka see käitumiskomponent mingi mängu, et lastele sa võid ju rääkida, mis sa tahad rääkida, ikka nad teevad nii, nagu nad näevad. Et see, mis räägitakse tihtipeale nüüd üle pea. Et olin ka hiljuti ise laps, et mul siiamaani tegelikult seesama mure küljes, et ikka teed selle järgi, mida tehakse ees, mitte seda, mida öeldakse tingimata. Meil kõigil on mingisugused eesmärgid või vajadused seoses tervisega või üleüldse heaoluga. Need võivad olla väga väiksed eesmärgid. No minule ei sobi näiteks piimatooted laktoosiga, minu eesmärk on see, et ma joon õhtusse nii, et ma kõhti valuta näiteks. Ja see on väga hea eesmärk ja ma püüan toituda nii, et seda ei juhtuks. Täna on väga hästi läinud. Ja kolmas, mis siis loogilist toitumist iseloomustab, ongi see, et me kõik oleme ainulaadsed. Me kõik oleme täiesti erinevad, millised on meie siis eesmärgid, üleüldse füüsiline aktiivsus, kes istub rohkem, kes istub vähem, vastavalt sellele. Näiteks meil on siin sportlane, kes väga palju liigub, või siis on inimene, kes on võib-olla rohkem kontoris. Nende loogiline toitumine on väga erinev, sellepärast et neil on nii-öelda erinev tulem, erinev energiavajadus, erinevaid asju vaja süüa. Ja üleüldse tervislikud sihid on tegelikult kõigil olemas, lihtsalt me ei mõtle selle peale, et kas meil on need olemas. Aga ma toon mõned näited ka, mis seda siis täpsemalt iseloomustab. Kui te hakkate jääma haigeks, te tunnete ennast natukene kehvasti, mis on esimene asi, mis te teete, või mis on teie eesmärk selle juures, kui te tunnete ennast kehvasti? Et ei tunneks kehvasti. No nii lihtne ongi. No Eesti meestega on lihtne, kui hakkab haigeks olema, siis on see, et küll nagu mädaneb välja. On mis iga küljes vahet ei ole, eks ole, mis ei ole väga loogiline nii-öelda samm. Aga üleüldse, kui me jääme tegelikult haigeks, ikka teeme midagi selle nimel, et meil hakkaks parem. Siis me teame, mis meid ees ootab. Toitumisega võiks ju samamoodi olla nii, et me toetame ennetavalt, nii et meil halb ei hakka. Eks me suudame selle, me ju teame tegelikult juba, mis asjad meil nii-öelda selle enesetunnet kehvemaks teevad ja mis ei tee. Teine loogilise toitumise eesmärk on siis vaimse ja füüsilise võimekuse tõstmine ja toetamine. Eva Loota väga hästi rääkis, et mis siis seda ajutööd paremini niimoodi aitab, et funktsioneerimist siis toetab omega-3 rasvhapped, antioksüdendid ja B-vitamiinid. Ja siis seda nii-öelda funktsiooni nii-öelda võimestab ja keskendumist nii-öelda parandavad aeglased süsivesikud, valk- ja tervislikud rasvad ning rauarikkad tooted. Ja me tegelikult nii-öelda täitsa paberi peal peaaegu on olemas, et mis seda siis kõike nii-öelda meie puhul toetab. Need antioksüdendid tegelikult on sellised asjad, mille puhul ma olen tavaliselt natukene selgitustööd teinud, mis need on. Kes teavad, mis on antioksüdendid või julged tõsta käed? Väga hea. Ja siis ma saangi rääkida, õige publik, et ei peagi teadma. Tavaliselt on ikka kuhugi kirjutatud, on ta siis näiteks jogurti peal või räägitakse marjadest, kus neid on tavaliselt kõige rohkem, et on antioksüdendid, need on head, mida need teevad, milleks need olemas on, tegelikult päris täpselt ei tea. Ja see on väga normaalne, sellepärast, et peal ja prügikast kõik ei mahugi pähe. Aga nüüd ma räägin, et nüüd paneme selle prügikasti täis. Antioksüdendid on siis sellised, kujutage ette, et teie keha on linn, võtame näiteks Tartu, ja teie keha on Tartu. Ja siis seal on olemas sellised asjad nagu vabad radikaalid, kes siis on pätid, pyromaanid, kaabakad ja püüavad see linna maatasa teha.
ja siis antioksüdendid on politseinikud, tuletõrjujad, kiirabi, ja siis lihtsalt nii-öelda neid vabasid radikaale kehast välja jäävad. ja niimoodi ta tundub väga loogiline, et jah, me saame aru, miks meil seda vaja on. ja mina endale tegin selle niimoodi selgeks, et ma olen teistele ka selgitanud samamoodi, et nii on kõige lihtsam aru saada, et miks nad ikkagi siis tähtsad on. ja noh, tõin sellega välja, et eesmärkidele kaasaaitamine, siis on, seda on võimalik nagu läbi toitumise teha, et tahan ennast hästi tunda, mida ma täpselt siis köögis tegema selle jaoks pean. Sinna me täpsemalt jõuame ka. Tähtis on tasakaal ja mitmekesisus, et oleks menüü värviline. Siin ma toon alati selle näite ka, et mul oli üks poiss, kui ma olin õpetajakoolis, rääkisin kogu aeg seda, et toit peab olema värviline, sellepärast et erinevad värvitoidud annavad erinevad mineraalained ja vitamiine. Järgmine trenn jooksis ta mul korvpalliplatsi peal ringi, kummikommi kott oli käes ja seletas, et treener, te ajate segast juttu, eile te ütlesite, on vaja värve, vaadake, sinine, punane, roheline, kollane, kõik on olemas. Et see värv ikkagi ta peab tulema loodusest, see värv on seal põhjusega ja tähtis on samamoodi ka see mitmekesisus, sellepärast et kui me jääme ühte kindlasse võib-olla toitu või lemmikutesse toitudesse kinni, siis juhtubki see, et ta muutub üksluiseks, mis iseenesest, kui ta maitseb meile väga tore, aga mis siis hakkavad tekkima erinevate mikrotoitainete puudujäägid, aga nendega on see probleem, et me seda kohe ei näe. See on seesama näide, et autoga juhtub kohe, mineraalainetega võib-olla läheb nädal aega, vitamiinidega võib minna kuni 6 aega, enne kui me saame aru, et midagi valesti. Aga tolleks hetkeks me enam ei seosta sellega, milline meie menüü oli, mida me 6 aega tagasi tegime, mida me peaksime teistmoodi tegema. Siis on vaja minna arsti juurde, siis on vaja teha vereproove, mis meil puudu on. Kes meist läheb arsti juurde vereproove tegema, peaaegu mitte keegi. Noh, ju on kevad, sellepärast on väsimus, ju on sügis, sellepärast on väsinud, koolis on raske aeg, ma ei tea, lapsed karjuvad, ülemus ütles pahasti, mis iganes, me ei seosta seda enam pärast toiduga. Sellepärast ongi tähtis läbi tervisliku toitumise, mitmekülgse toitumise seda nii-öelda ennetavalt siis juba toetada. Regulaarsusharjumused, siin tulebki mängu see, et kas te olete võib-olla füüsiliselt aktiivsem, vähem aktiivsem, millised on teie lapsed, et teil oleks pidevalt see energia nii-öelda kehal antud ja Eeva lõtali väga hästi välja, et see 3-4 tundi, et ei teaks pikemalt toidut olla, et ka see viib siis veresukru alla. Kui veresukru läheb alla, siis me tahame võib-olla natuke rohkem näksida, midagi magusamat, see viib veresukru jälle üles, siis ta tuleb jälle hästi alla, siis ta tuleb jälle üles, et oleks tähtis, et on see regulaarne. Eriti hea on tegelikult inimese kehal nii, et kui te sööte iga päev enam-vähem täpselt samal ajal, te keha harjub sellega ära. Alguses võib see ebamugav olla, seal on 2 head asja, üks on see, et energiatase on kogu aeg ühtlane, teine on see positiivne asi, et te hakkate vähem näksima sellepärast, et te teate, et see toit on tulemas. Vahepeal on nii, et kui ma ei tea, kust mu järgmine toidukord tuleb, siis ma pean näksima sellepärast, et selline ebamugav teadmatus on, kui ma võtan igaks juhuks midagi sellepärast, et võib-olla mul nüüd mitu tundi ei ole võimalik süüa. Kui see toitumine regulaarne, siis need näksimised, need üleliigsed näksimised just siis jäävad vähemaks. Et need väiksed tervislikud snäkid sinna vahepeal sobivad väga hästi. Individuaalsus kõik oleme erinevad, kõikidel see loogiline menüü on täiesti erinev, et siin tõenäoliselt pole ühtegi 2 inimest, kellel oleks see täpselt samasugune, mis on tegelikult ka väga loogiline, lastel ju täpselt samamoodi. Koolis ei ole võimalik seda kahjuks pakkuda, aga lapsevanematele võimalik see info edasi anda, et nad ikkagi rohkem räägiks lapsega, arutaks, miks, mida, millal süüa, annaks endapoolset infot, miks laps mingit kindlaid asju ei söö jällegi, et seal on see loogika nagu sees olemas, aga see vajab sellist pikka ja detailset arutelu. Ja siis on kvaliteet ja teadlikkus, siin teadlikkuse all ma mõtlengi rohkem tegelikult seda, et teie enda teadlikkus, jah. Ja ma räägin, jah, see on selline hea lause tuleb, et selline enda teadlikkus, mis teeb minule head. See, mis ma tein alguses ka, et minul on näiteks kummikommidega nii, et alati on selle 50-50 mündiv ise, kas hakkab väga hea või hakkab väga halb, kunagi ei tea. Ikka proovin, et loen selle ratta käima ja vaatan, mis saab. Et täpselt samamoodi on teil, et see teadlikkus, mis teeb teile enesetunde heaks, mis teeb kehvaks. Ja need asjad, mis teevad enesetunde kehvaks, on näiteks olemas ka täitsa sellised joogid, mis teevad enesetunde nagu järgmine päev kehvaks. Aga siis unustame ära, siis ikka võtame uuesti. Toiduga samamoodi, unustame ära, äkki seekord on hea olla, äkki seekord ei väsi ära. Söön paki krõpsa ära, süda on paha, magada hästi ei saa, hommikul on kehv olla, aga järgmine kord äkki enam ei ole. Küsige küsimus, jah? See oli neutraalsuse kohta.
Jah. kädenende uuringutega või asjadega. Kas on tehtud maakonnas mingit laiemat uuringut selle kohta, milline on nagu õpilaste toitumusharjumus ja milline siis ka tegelikult nagu söötas on? Et siin tuleb see, kalapäevade lapsed ei söömas, vaid söövad. Arengukeskuses tuleb sellest juttu, kodus sööb igasugust kala, valget kala, punast kala, anna ainult, aga koolis käib. Et kas see massi, et ta ei pruugi kõrgeks individuaalsuse, et ta on ikkagi sõltub ka teistest arvamustest, eriti ma arvan, see koolid. Kas midagi sellist on tehtud? Jaa, ma julgen öelda, lubada kõik need detailid, mis ma nüüd ütlen, on 100% õiged, aga jaa, olen oma ülikoolitöö raames täitsa uurinud seda, et miks lapsed seltskonnas söövad ühtemoodi ja kodus teistmoodi, kuigi toit võib olla täpselt samasugune. Üks tegur ongi see, et on lapsevanemad ja kuidas lapsevanemad toitu suhtuvad. Kui nad ütlevadki, et peaks üles kirjutama, mul kõik need vastused meeles oleks. Üks asi see, kui nad ütlevad, jah, nad kodus söövad, siis alati tähendab, et jah, nad kodus söövad. Et see võib olla üks tegur. Teine on see, et kodus valmistatakse seda asja võib-olla natuke teistmoodi ja see, kuidas ja mida lapsevanem ütleb, kuidas seda toitu sööb, võib väga määravaks saada. Piisab ühest lausest ja me kanname mingi kindlad laused elu lõpuni nendega kaasas. Võib ka öelda näiteks seda, et vaata, kui hästi sinu ema seda kala teeb, et mujal sa küll nii head kala ei saa. Et tal jääb elu lõpuni meelde see, et ma mujal ei saa nii head kala. Ja see võib tunduda tähtsusetu lausena, aga tegelikult me kanname need laused alati kaasas. Siis võib olla, mis on kõige tõenäolisem ongi see, et ma lähen kooli, mulle maitseb kala, mu sõber Peeter ütleb, et kala on rõve, ma ei söö kala. Sest teised ütlesid ka, et ei söö seda. Piisab aga sellest, kui sa lähed sinna söökla poole ja keegi ütleb, et täna kala hais siis, toit ei haise kunagi, aga ütleme siis kala hais või kala hõng ja siis sa tead, ma siis ei söö seda, selles võib-olla teised pärast ütlevad mulle midagi, miks ma siin kala või et mu suu haiseb kala järgi, et neid tegureid on tegelikult väga palju. Lasteaedade puhul, kuidas on saadud seda paremaks, on lasteaedad, kes on täitsa öelnud, et nende lemmikud päevad on kalapäevad. See oli, mis piirkonna oma see oli? See oli piirkond, kus oli lähedal järve. Seal nad olidki teinud tegelikult niimoodi, et olid hakanud seda kodust kooli viima seda kala. Niimoodi, et tegidki koostööd, lasteaed ja kodu tegid koostööd niimoodi, et kui lasteaeda tuli mingi uus toit või midagi nad tahtsid proovida, nad andsid sellest teada lapsevanematele. Lapsevanemad kõigepealt proovisid seda kodus teha, valmistada võimalikult lihtsalt ja sarnaselt, nagu ta võiks lasteaias olla, ja siis hiljem nad proovisid lasteaias sama asja. Et see menüü oli piisavalt sarnane, et laps tundis selle toidu ära ja siis ta sõi. Sest esimest korda sai ta seda teha turvalises keskkonnas, mis ikkagi kodu on alati kõige turvalisem. Ja hiljem, kui ta seda lasteaias tegi, siis ta oli parema meelega neile sõi seda. Muidugi teil on suur kool, et minna kõikide lapsevanemate öelda, minge nüüd koju, tehke neid asju, sest me hakkame seda koolis kohe pakkuma, see ei ole mõeldav. Või võib-olla teil on mõeldav, selles mõttes, et kõik unistused on ju unistused seni, kuni need teoks saavad. Aga just see suhtumine kodu poole pealt on tihtipeale see, mis saab määravaks. Tuleb hea näide kohe meelde, kus ma käisin ühes lasteaias ja siis hommikul läksin kohale, üks poiss hakkas riided seal vahetama oma kombakad ära võtma ja siis lapsevanem ütles, et kuiss, täna on hernesupp, sina seda ju ei söö. Siis lapsel on kohe selge, et siis ei söö. Mõtlesin küll, et tahaks täna hernesuppi, aga mu ema ütles, ma ei söö ja räägin, ma ei söö. Samamoodi võib kodus tulla, öeldakse, et kodus kala ei söö, siis on selge, et mu jälle ka ei söö seda kala. Et need väiksed laused mõjutavad väga palju, et ma mäletan, kui mina lapseline, mulle väga meeldisid juurviljad, aga iga päev kogu öeldi, et juurviljad on rõvedad. Ma ei saanud sellest aru, et kodus ka öeldi, et Allan, et sina küll väga juurvilja ei söö, aga me natuke panime, siis ma tahaks rohkem, aga see kuidagi jäi mind alati mõjutama, mingi periood, mis ma ei söönudki, sellepärast kodus tuli alati see lause, et sina ju ei söö. Et ma jäin nüüd hästi pikalt sellesse kinni, aga see on selles mõttes oluline teema. Et tegelikult lapsevanem, lõpuks ongi ju tegelikult nii, et lapsevanem kasvatab lapsi ja kooli või lasteaia ülesanne siis seda natuke toetada külle pealt. Kuigi praegu tundub vastupidi, et sa ülesanne paneksid kooli peale, et kasvatage me lapsed valmis ja siis saadki need koju tagasi. Et tegelikult on ikkagi vastupidi, et sealt kodus peab see õige signaal tulema ja mul on väga hea meel, et siin on õpetajad rohkem kui lapsevanemad, et kui see vastupidi on, siis see tavaliselt see lause väga populaarne ei ole.
aga ma toon mõned näited ka, et millised siis käitumised on täpsemalt loogilised ja millised ei ole loogilised. Selle ajal peale tegelikult olete juba aru saanud, aga kuna ma siin seisan juba, siis ma räägin edasi. Hästi hea nipp. Minul endal just kasutasin 2 päeva tagasi. Kui tunnete, et kurk läheb natuke imelikuks, võib-olla läheb pea natuke paksuks, selline teatud väsimus tekib, on super hea kombo. C-vitamiin ja tsink. Kui need koos tarbida, väga tugevalt aitavad ennetada haigeks jäämist. Mis teie tavaliselt teete, mis teie need trikid on, et kui hakkate jääma haigeks, mis te teete? C-vitamiin on ka väga hea. Ingver, väga hea. On mingid nippe veel. Üheskoos lapsed ütlesid, et kartuleid pandi soki sisse ja seal küüslauk, ninna pannakse küüslauk, kui ma tean. Minul ema pani alati mul neid sibuleviile soki sisse ja ütles, et kui pruuniks lähevad, siis läheb haigus välja, aga lõpuks lähevad kõik sibuleviilud vist tallal pruuniks. Aga hakkas parem küll, seda lõhna saab pärast ära ainult. Aga on erinevaid nippe, aga see C-vitamiin ja tsink kooslus on täitsa teaduslikult tõestatud, tegelikult D-vitamiin ka, et D-vitamiin toetab seda immuunsussüsteemi, kõik 3 võib ka koos võtta rahulikult. Kui neid pole liiga palju, siis ei juhtu ka kehaga nagu midagi. C-vitamiiniga on see probleem, et kui liiga palju tarbida, siis teeb lihtsalt kõhust natukene lahti. Aga vot numbritega niimoodi tabletina ma ei oska öelda. Mida mina tean, on nii, et ma tablette ei kasutagi sellisel juhul. Enda kogemusest olen võib-olla liiga palju rohte võtnud ja siis nüüd ma proovin toiduga seda kõike parandada. Minu nipp on, söön kas siis laimi või apelsini koos kreeka pähklitega. Sest tsitruselistest on kõige lihtsam seda C-vitamiini kätte saada, sest ta lihtsalt maitseb hästi. Kuigi brokolis on rohkem, kui brokolid ja pähklid koos süüa võib-olla ei ole väga maitsev. Et siis apelsin ja pähklid sobivad väga hästi kokku ka. Ei pea olema just kreeka pähkel, aga lihtsalt minu enda isiklik eelistus. Väga lihtne selline snäkk, hea vahepeale. Tunnete ennast kehvasti, 2-3 korda päevas võite ka sidrunit süüa, see nii lihtsalt alla ei lähe. Aga laimi ja apelsini puhul on natuke lihtsam. Laimi puhul on hea teda panna vee sisse, sidrunit tegelikult ka. Sidruniga on see, et kuna ta on nii happeline, mitu korda päevas juues ta võib panna maa valutama, kui maa kest natukene hellem on. Aga see on selline hea trikk. Loogiline ka, väga loogilisemaks enam lause lähegi, et regulaarselt mitmekülgse toidu söömine. See tähendabki seda, et te saate kogu aeg kõiki toitaineid kätte, ei jää mingisse kindlasse asja kinni, et see tohi olla üksluine, et öeldakse, et on mitmekülgne toitumine ja ühekülgne toitumine. Ja see mitmekülgsus tegelikult ongi sellepärast lihtsalt oluline, et te saaksite kõik makrotoitained ja kõik mikrotoitained ilusti toidus kätte. Kui juhtub, et üks päev on ühtemoodi, teine päev teistmoodi, mitte midagi ei juhtu. Et toitumisega on ka tegelikult sellist suuremas plaanis, on natuke nagu maraton, just mikrotoitainete puhul, et kui täna näiteks magneesiumi saanud, homme saate, mitte midagi ei juhtu, see nende mineraalainete ja vitamiinide tasemed kõiguvad üsna aeglaselt võrreldes näiteks siis energiatasemega. Ja kuna siin ilmselt paljude lapsed käivad ka trennides ja koolis käivad väga palju, ma tean, põhikoolis käivad väga palju lapsed trennides, siis alati rõhutada seda, et enne trenni ja peale trenni peaks alati sööma. Minul ühes koolis tuli argument, et aga kui ma tahan kaalust alla võtta, et kui ma söön vähem ja teen rohkem trenni, siis ma võtan kaalust alla, et tegelikult päris nii lihtne see ei ole alati, et jah, et palju kilokaloreid ma tarbin ja palju ma kulutan, seal peab olema see siis tasakaal, peab olema miinuses või plussis. Aga noor ja kasvav laps, kui ta enne trenni, peale trenni sööda, tekib see energiaauk ja sealt on raske välja saada. Samamoodi juhtub, et see veresuhkur kukub liiga madalale, et tähtis on kindlasti enne trenni midagi süüa, ei pea olema üldse suur toidukord, peate andma trenni jaoks energiat ja peale trenni siis seda taastama, mis te ära kaotasite. Et kui soovitakse kaalust alla võtta, siis seda saab üldiselt päevalõikes teha, aga trenni ümber võiks need toidukorrad ikkagi olla. Puhtalt sellepärast, et enesetunne on parem, lapsed või teie samamoodi hüppate kõrgemale, jooksete kiiremini, viskate palli täpsemalt, tunnetate paremini. Väga ebaloogiline valik, mida kindlasti tehakse palju, olen ise sellest süüdi. Kui te meenutate enda kooli ajale, või kas või praegu, kui te olete närvis ja te tunnete, et siin täpselt selles kolmnurgas on natuke nimelik olla, kas te sööte? Isegi kui teil on kõht tühi, ei söö. Ei söö, peaaegu keegi ei söö. Aga seal juhtub see, et kui ma toon just näiteks laste näite, et on ärevaks tegev eksam ja ma ei söö, siis juhtubki see, et näiteks tõenäoliselt ei söö ka hommikul
ei söö ka koolis, aga tolleks ajaks hakkab juba veresuhkur langema. Kuigi see iiveldus nii-öelda ei lase mul, ta ei lase süüa, hakkab veresuhkur langema ja siis, kui on vaja seda eksamit teha, siis pea enam niimoodi ei tööta, nagu ta peaks töötama. Esiteks on kõht tühi, pahane olla, peas on raske, rinnus on raske ja lõpuks tehakse endal see karuteene, sellest ongi ebaloogiline. Isegi kui siin on paha, siis peaks midagi natukene sööma. Ja sellega on see tore asi, et kui siin on paha ja me sööme, siis tihtipeale hakkab natukene parem. Et nad on nii-öelda omavahel seotud, et piisab 1 tantsust, 2 tantsust, kes suudab 3 tükki sisse ajada, veel parem. Et ta vähemalt aitab, me ei tee seda nii-öelda enda jaoks seda olukorda hullemaks, et niigi olen närvis sellepärast, et midagi ebameeldivat on tulemas ja kui ma ei söö, siis nii-öelda ma kaevan enda aukudesse sügavamaks, naeratan ja lihtsalt olen sügaval, kuni enam välja hüpata ei jaksa. Me jõuame kohe sinna. Ma ei tea, palju kell on, mul on komme tavaliselt lasta inimesed kõik hiljem ära. Meil on kõvest aega. Aga jah, šokolaid on meil tulevad kohe küsimused, te saate kõik need küsimustele ise vastata ka. Aga jah ja ei, võin nii palju öelda. No võt tulebki halva toidu puhul ebatervisliku toiduga enda lohutamine siis. Kes on teinud nii, et ma tunnen ennast täna pahasti? On raske päev, ma lähen koju, võtan näiteks pokaali veini, tahvel šokolaadi, pakk rõpse. Kes on kunagi teinud seda? Kõike korraga ei pea tegema. Ütleme ühe. Kõik teevad seda. Sest see on meie loomuses. Miks? Meil on halb olla, meie hormonaalne tasakaal on paigast ära, me oleme koju, me sööme midagi, mis annab meile kohe selle dopamiini laksu, meil on hea olla. Aga sellega juhtub see probleem, et kui me teeme selle ühe korra, siis me teeme seda ka ilmselt rohkem. Et kui me eksi, Albert Einstein vist ütles, et kõik, mis juhtub 1 kord, enam teist korda ei juhtu, aga kõik, mis juhtub 2 korda, juhtub kindlasti ka 3 korda. Et sellega on see oht, et me võime jääda mingisse rumalasse mustrisse kinni ja võib tekkida selline teatav Pavlovi refleksilaadne asi. Teate, kui see Pavlovil oli, et ta andis koertele süüa, tilistas kella, andis koertele süüa, tilistas kella. Lõpuks ta tilistas kella, koertel süüa õnnud, ila ikka jooksis. Ehk siis oli see harjumus. Samamoodi on selle halva tuju ja lohutamisega, nii et te nüüd haarategi selle toidu järgi. Tekib see nii-öelda emotsionaalne söömine, millest räägitakse, ehk siis tekib see seos negatiivse emotsiooni ja toidu vahel. Ja sealt selles mustrist pärast välja pääseda väga keeruline, sest Eestis on alkoholiprobleem, mis on tihti veel sellega seotud, on lihtne, et mul on väga hea tuju, ma joon, mul on väga halb tuju, ma joon, aga tekib see refleks kindla emotsiooniga, kindel toit või kindel jook. Ja samamoodi on toitudega, et teil on kindlasti omad lemmikud toidud, mida te siis hea tuju, halva tuju sööte. Aga siis see, te nii-öelda lollitate oma keha sellega, et teil hakkab parem. Võtame näiteks pakk rõpsu, ma tahan natuke hüpata, ma võtan selle korraks kätte. Ma väga hüpata sellega ei saa, aga see on niimoodi, kujutame ette, et tunnete ennast halvasti, võtame krõpsu näiteks, krõps on hea näide, te tunnete ennast halvasti, ma söön selle paki krõpsu ära, siis ma hakkab parem. Hüppan sinna, pakk krõps on söödud ja siis on see, et ma tunnen ennast halvasti, sellepärast ma sõin selle paki krõpsu ära. Aga kuna ma tunnen ennast halvasti, siis ma pean krõpsu edasi sööma, mis läheb edasi. Nii see ring tuleb, sellepärast, et juba see ebatervisliku toidu söömine tekitab meil negatiivse enesetunde, nii füüsiliselt kui vaimselt, võib-olla ka süütunde, ja siis me hakkame ka seda süütunnet ära sööma. Ja siis ongi see surnud ring, kus siis välja pääseda, seal on võib-olla vaja kõrvalist abi, või siis me võime seda kas siis toitumisjärjeks või toidusõltuvuseks kutsuda. Isegi siis, kui ma seda ise teha ei taha. Et olen ise neid ringe väga palju läbi teinud, enam ei soovi. Et see on väga raske koht, kust välja tulla. Ja siis on väga ebaloogiline näete suhkrurikka söögi valimine siis, kui on tugev nälg või tugev energiapuudujärg. See annab kohe meile selle laksu. Suhkur annab meile aiu selle signaali, et meil on hästi hea olla, siis see maitseb väga hästi. Ja siis ta lööb veresuhkru maksimumi, tuleb väga kiiresti alla tagasi. See on nagu põrkepall, mille kõrgemast sa tahti lased, selle kõrgemale ta tagasi põrkab. Ja sellepärast seda esmajoones kasutada ei tohiks energia kui ta läheb selle 4 tunde leevendamiseks, et kui ongi evalõtted väga hästi välja, kui te kasutate süüsivesikut mingis toidus,
kui te kasutate süsiveesikut koos valgu või rasvaga, siis ta nii-öelda aeglustab selle veresuhkru tõusu, et see veresuhkur, te kuulete mitu korda veel, ma ütlen seda sõna, see on väga oluline kogu selle 4 tunde juures, et see nii-öelda normi piires võiks olla selline kindel vahemik, kus ta peaks olema ideaalis, ikka hüppab sealt välja, on ideaalseid inimesi pole olemas, ideaalsed olukorrad ja samamoodi mitte, aga võiks nii-öelda hoida, et ta on seal vahemikus, sellepärast on ka tähtis see mitmekesisus, ja see kõik nii-öelda oleks paigas, aga nüüd me saame teid panna liigutama, jah, ongi õige. Me teeme niimoodi, ärge arvake, me ei ole hulluks läinud, siin on toredad väiteid ja on vähem toredamaid väiteid, aga nüüd ongi teie ülesanne, et te olete natukene väsinud, sellepärast, et tegelikult tahaks koju minna, aga üks mees räägib ja te lased koju ära, aga te saate nüüd natuke liigutada. Iga kord ma hakkan seda väidet ette lugema, kui te tunnete, et see väide ei vasta tõele, siis tõuske püsti. Kui te arvate, et see vastab tõele, võite istuda. Esimene lause. Kofeiin väsimuse peletamiseks esimese sammuna on hea idee. Kui te ei usu seda lauset, siis tõuske püsti. Kui te usute, siis jääge istuma. Siin on nüüd seda ka näha, et kõik istusid rahulikult, Ilane tõusis püsti, kõik tõusid ikka püsti, et see on täpselt nagu see kala söömisega, et teised söövad rohkem, ma söön siis ka. Ja väga hea, te võite istuda. Krista ei ole üldse nõus meiega. No kohvi on, kui kofeiin tegelikult on hästi positiivne asi, seda on väga hea, tal on väga hea mõju, eriti sportimisel ja üleüldse nii-öelda vaimse võimekuse tõstmisel, aga esimese sammuna ta ei ole hea variant, sellepärast, et ta ei anna meie kehale mitte midagi juurde. Kofeiin energiat ei anna. Alati räägitakse, et on see kohvilaks, kofeiin annab energiat, 0. Tal on 0 kilokalorit ja ei anna mitte midagi juurde. Mida kofeiin tegelikult meiega teeb, on nii, et kui me hakkame väsima, siis meie kehas vallandab selline aine nagu adenosiin, mis siis annab meile signaalid, me hakkame väsima, nüüd tuleb midagi oma käitumises muuta. Kofeiin on selline hea matkija, et need retseptorid, mis seda adenosiini kinni püüavad, kui kofeiin on kehas, siis ta võtab tegelikult kofeiinist kinni. Adenosiin vallandab kehas, ta vaatab, et need kohad on täis, ma ei saa sinna minna. Ehk siis teie enda aju või meie enda aju lollitab ära. Mitte ta ei anna energiat juurde, vaid ta blokeerib selle väsimuse. Ehk siis meie aju ei saa aru, kui oleme väsinud. Aga sellega on see ohutegur, et kui me seda kofeiini kuritarvitame, siis me kogu aeg tunneme, et meil on väga hästi olla, kuigi tegelikult meie energiatase on hästi madal. Ehk siis alati esimese valikuna peaks mõtlema toidu peale ja siis teise asjana ei ole olemas õpetajad, kes siis kohvi ei joo tõenäoliselt. Kas on sellised õpetajad maailmas olemas? On olemas, sellepärast kõik esimesed on püstiga kohe. Et tea, et tass kohvi väga, ma ütlen üldse, ei ole ebatervislik mitte midagi, 8 milligrammi kofeiini tavaliselt tassis kohvis, kui te olete hommikul söönud, kõik väga hästi. Probleem hakkab tekkima siis, kui näiteks eritus laste puhul, kelle energiatase on juba eos kõrgem, aga kes lähevad ja valivad näiteks selle Monsteri, see on tavaliselt see suurem purk. Palju see Monsteris ühes on? 35 milligrammi on 100 milliliitri peale, ta on poolene, 5 korda, jah, ütleme, ma tean isegi nokade peal on 108 milligrammi, see on liiga suur kogus korraga. Ja seda ei ole tihti peale, et 1 purk on 2 purki või 3 purki, ja siis juhtubki see, et kui me seda liiga palju kasutame ja meil toitained piisavalt kehas ei ole, siis see väsimus muudkui kasvab seal taustal, aga keha ei saa sellest aru. See ongi lihtne haigeks jääda, tekivad tervisemured, valud, kõik ülejäänud asjad. Lihtsalt see kofeiiniga on täpselt see mõõdukus, täpselt nagu kõikide ülejäänud asjadega, peab olema see õige vahemik, palju tohiks seda tarbida. Teine väide, kui te ei ole sellega nõus, võite jälle püsti tõusta. Lihtsa ja kiire snäki valimine on hea idee. Ja see sõltub, te võite tõusta või võite istuma jääda. Nii, selles mõttes on, jah, mõlemad on õiged. Siin ongi täpselt see väga kohe tuli välja, isegi näid, kui see täpselt tuli. Kes see targa lause ikka, siis võite käe üles tõsta? Väga õige, et oleneb, mis see lihtne ja kiire snäkk on. See varem kuulnud, võib-olla õppisite midagi juurde, väga hea, mul on hea meel. Nii korraks kaan vahepeal ära, ma ei ole sellise mikrofoni karjunud, minu paha. Lihtsa ja kiire snäki puhul, ta võib olla väga hea või väga halb samal ajal. Kui mul on kõht tühi, siis lihtne ja kiire snäkk on hädavajalik, sellepärast, et kui ma ei söö, siis hakkab paha, hakkab raske.
Kui teil lihtne ja kiire snäkk on pähklid, seemned, kohupiim, kreeka jogurt, puuviljad, juurviljad, mis iganes pähe tuleb, muidugi, hea, ideaalne. Aga tihtipeale ongi, ma paningi ilusti kirja, et lihtne ja kiire snäkk, tihtipeale lihtne ja kiire snäkk ei ole tervislik. Väga harvad on tervislik. Ja Snickers, Monster, mida veel süüakse, kabanossid, see ei anna teie kehale mitte midagi juurde. Ta teeb selle korraks vallitab ära, ja selle veresuhkur alla, esiteks seal ei ole ka toitaine piisavalt, et see nii-öelda midagi kehale tegelikult annaks. Ta tekitab see täiskogu tunde lihtsalt sellepärast, et seal on mingi mass korraks, ja siis on jälle väsimus. Nii on mõlemad vastused olid õiged. 3. küsimus, kui te sellega ei nõustu, tõuske püsti. Hommikusöök, mis koosneb jogurtist ja smuutist, on hea valik. Väga õige. Sõltub, et tegelikult on siin ka, kas see, mis seal smuutises täpsemalt on, mulle meeldib, kui targad inimesed on. Sõltub, mis seal sees on. Kui me ütleme sõna jogurt ja smuutis, minul tuleb alati pähe see üle suhkrustatud jogurt ja smuuti, kus siis ainult puuviljad. Siis ta ei ole hea variant, sellepärast, et seal on ainult süsivesikud, verasuhkrulaes samamoodi. Seal ei ole vahet, kus sa selle suhkru saad, verasuhkrulaes. Jogurtil ja jogurtil on vahe, nagu Eva Lato näitas, samamoodi nagu kohupiimal vahe. Kui see maitsestamata jogurt, kreeka jogurt, mingite seenete, pähklite asjadega, suurepärane, ise kasutan peaaegu iga hommik sellist asja. Kui see on aga see ülesuhkrustatud, värviline, põnevate piltidega magus jogurt, siis ta on küllalt kehv idee. Smuutiga samamoodi. Smuuti sisse soovitan alati panna näiteks natuke avokaadot, pähkleid, seemneid. Miks? On see, et seal on see kasulik rasv, mis siis aeglustab süsivesikute imendamist, siis tähendab, et ka veresuhkur nii-öelda tõuseb aeglasemalt. Nii et te vastasite väga õigesti ära. Ühe küsimusega ma niikuinii saan teid vahele võtta veel. Nii, šokolaadi söömine on hea idee, kui on šokolaadi isu. Et jah, kui ei nõustu, tõuske, mis pidi nüüd tegema? Jah, kui ei nõustu, tõuske püsti. Mulle meeldivad iseseisvad inimesed väga hea. Väga õige, pendellaks. Seal on nüüd see vahe, millest me ennast rääkisime ka, et kui teil on maguse isu ja te tahate šokolaadi, mitte midagi juhtu, kui te sööte sul šokolaadi. Kui teil on aga isu, et ma tahan just seda täpselt, seda Kinder Buenot, ma tean, et see on sellise punase ja valge sildiga, et just täpselt see, siis see on probleem. Miks? Sest kui te tahate mingit kindlat asja, siis tegelikult teie keha või aju ei tee vahet toitainetel. Tal on vaja kas siis süsivesikuid, valku, rasvu, mis iganes. Mingi vitamiinipuudus, mineraalainepuudus. Aga kui tal on mingi kindel isu, näiteks kindermuna tahaks, mul oleks just vaja kindermuna, siis see on emotsionaalne isu. Ehk teie keha ei vaja seda, vaid teil on mingi seos mingi asjaga, miks teil see isu tekkis. Seal võib samamoodi olla see, et teie... Limoonid pähklitega. See kõlab parem, tume šokolaad pähklitega. See kõlab tervislikult ka. Et see võib-olla isegi ei läheks siia alla, et tumeda šokolaadi pähklitega mina söön tavaliselt õhtuti, pidi olema tervislik. Ja ma ei hakanud guugeldama, kas on ka või ei ole. Aga seal on selline teatav kasulikkuse tegur. Aga jah, et mis ma tahtsin öelda on see, et kui teil on mingi kindel isu, siis ta võib tulla sellest samast emotsionaalsest sõltuvusest toidust ka. Isegi kui me oleme heas vormis, meil on kõik hästi, meil võib olla mingi sõltuvus. Näiteks järsku tuleb mingi kindrisut, kindermuna on vaja. Millegi see seotud võib teie elus olla. Ma ei ütle, see on 100% tõsi, see peab olema kõigi puhul niimoodi. Aga ma olen enda puhul tähele pannud ja kui on tehtud uuringud ja samamoodi, et mul tuleb mingi kindel isu sellepärast, et mu elus juhtus midagi. See võib täpselt olla täiesti suvaline asi, seal teadusuuringus oli välja toodud, et see oli inimese, kui ta nägi fooris kollast tuld, siis ta tuli mingi kindel isu. Sest kunagi lapsena ta oli seda tuld näinud, tal ema andis selle sama asja, et ta nüüd, kui ta näeb seda kollast tuld, siis tal on kindel isu. Minul näiteks on see, et kui ma kuulen seda tolmuime häält, mind puni peale alati. Sest kui mina lapsena tahtsin magada, mu ema hakkas koristama, et ma ei magaks, vastupidi juhtus nüüd, kui naine koristab, siis ma jään magama. Et siin võib sama asi juhtuda, et tal on mingi kindel seos kindlate toiduainetega. Kui teil on magusisu, tahate šokolaadi, sööge šokolaadi, te tunnete ise ära, mis hetkel on piisavalt, mis hetkel on nagu liiga palju. Selline väide, süsivesikute ja või rasvade vältimine on hea, sest need teevad ju meid paksuks. Kui te ei ole nõus, tõuske püsti. Jah, niipidi. Et kui te ei ole selle väitega nõus, tõuske püsti. Ja need, kes tõusib püsti, on tegelikult on teil õigus.
Sellepärast, et ma panin nad koos ühte lausesse süsiühitud rasvad, tegelikult on ka valk olemas, aga seda nii-öelda makrotoitainet ei kasutata selles lauses tavaliselt. Ikka räägitakse, et valge sai ja süsivesikud teevad nii-öelda, tekitavad ülekaalu või siis rasv tekitab ülekaalu. Kumbki ei tee seda. Mis tekitab ülekaalu on see, kui me tarbime liiga palju energiat lihtsalt. Ükski makrotoitaine seda ei tee, vaid üleüldine seal nii-öelda kogus või mida me sööme, see teeb selle nii-öelda ülekaalu. Et ühtegi kindlat toitu otseselt kartma ei pea, vaid peate kartma seda, kui päeva jooksul liiga palju nii-öelda sööte, just nii-öelda kilokalorite mõttes. Vot selline küsimus. Vahepeal maiustuste ning rämpstoidu lubamine on hea idee. Ja kui te ei ole nõus, siis tõuske püsti. Kui ei ole nõus sellega. Siin selles mõttes ei pea minu juttu võtma 100% tõene. Mina endise sportlase ja treenerina olen võtnud ise sellise suuna, et toitumine ei tohiks väga range olla. Ja olen võtnud sellise põhimõtte ja kui ma töötan ka lastega ja lastele on selle edasi andnud, on see põhimõte, et peab olema tasakaal toitumises. Kui te hakkate mingid asju keelama või kui vanemad mingid asju keelavad, mida lapsed teevad, kui vanemad keelavad? Täpselt, teevad rohkem. Toitumisega tegelikult samamoodi, kui me teeme seda ise endale, siis me võib-olla tahame seda rohkem. Kui see snäkk või see maiustus või see rämpstoit, siis ma pidin teile jutuvärkidesse panema, et sellist asja pole tegelikult olemas, sest toit ei ole rämps. Kui ta aeg-ajalt on meie menüüs, mitte midagi ei juhtu. Muidugi sellega on see oht, et kui lastele öelda, et kui rämpstoit on aeg-ajalt meie menüüs, siis mitte midagi ei juhtu, siis nendel see aeg-ajalt kukkus vahelt ära, et rämpstoit on menüüs, mitte midagi ei juhtu. Et seda tuleb nii-öelda hästi nii-öelda delikaatselt siis väljendada. Et jaa, et tähtis ongi see tasakaal. Järgmises slaidi juures natuke räägime ka sellest, et tegelikult mitte midagi ei juhtu, kui me vahepeal lubame endale midagi üleliigset, ütleme siis, et uues Tai toidupüramiidis on need snäkid toodud välja kui ebavajalik toit, kui ma eksi, või kehal ebavajalik toit. Ja siis me ei saa sellest mitte midagi peale selle, et me lihtsalt ajus hakkab natuke parem. Kehal ei ole neid asja absoluutselt vaja, see on ainult ajutoit. Ja just tähtis on tasakaal. Järgmine küsimus. Kui te ei ole nõust, tõuske püsti. Mitte söömine on hea, kui on halb olla. Ma olen nii keeruliselt neid kuidagi sõnastab, ma praegu ise mõtlen, et kumba pidi. Ja neid, kes seisid püsti, vist on võib-olla natuke rohkem õigus. Siin on ka nüüd, ma ootasin seda lauset, et olen, mis mul viga on. Võt, ja sellest olen, kui on ikkagi kõhu siibeldab, selles võtmes, et tahaks et siis ei pea sööma ja siis ei saagi süüa. Kui on aga näiteks ärevusega seotud nagu ebamugavustunne või ta on kuidagi emotsionaalne ebamugavus, siis peaks sööma. No üks põhjustus on selline, see on küll juba nagu selline äärmuslik näide, aga enamus meie hormoonidest siis ühel või teisel moel käivad läbi aju või siis toodetakse ajus. Aga on üks selline hormoon, mida tegelikult toodetakse soolestikus, kas te teate, mis hormoon see on? Üks Eesti daam püüdis eelmine aasta selle hormooniga Eurovisioonile pääseda. Ma ei tea, serotoniin, selle nimi oli Anette või keegi ju laulis seda. Ja serotoniin enamus 95% toodetakse soolestikus. Aga see juhtub ainult siis, kui seal on õige aminohapete tasakaal. Ja õige aminohapete tasakaal tekib ainult siis, kui toit, mida me tarbime, on mitmekesine. Kui juhtub, et üks toidukord jääb vahele, siis see nii-öelda väga palju ei lange, aga kui neid toidukordi hakkab regulaarselt vahele jääma või üleüldse on see toitumine nii-öelda paigast ära, siis selle serotoniini tootmine hakkab langema. Ja kuna see meie jaoks nii tähtis hormoon, üleüldise nagu õnnetunde tekitaja, rahulolu tekitaja, kui see hakkab ka % või 2 langema, siis keha tunneb seda päris kiiresti ära, sest see on lihtsalt nii oluline asi meie jaoks. Ja seal juhtubki selline surnud ring samamoodi, et lastel juhtub seda tänapäeval järjest rohkem. Eestis, ma ei tea, kui palju sellega tegeletakse, kui me käisime, meil oli õppereis Islandil, taanlased olid Eestis, taanlased rääkisid, et kui noortel on depressiivsed või ärevushäire sümptomid, siis uuritakse nende toitumist.
et tihtipeale ei olegi tegelikult ajul mitte midagi viga, vaid toitumine lihtsalt on kehv, ehk siis serotoniini tootmine on nii-öelda madalam, kui ta peaks olema. Ja seal juhtubki nii, et me tunneme samasugune see loll ring, et me tunneme ennast kehvasti, me sööme vähem ja kehvemini ja nii edasi, kuni noor kaabakene laugu, ta ei oska kuidagi väljendada, mis mul viga, ma tunnen ennast halvasti, mul on paha tuju, küll on teismeline, läheb üle, aga tegelikult lihtsalt see, et see toitumine on niivõrd kehv. Juhtubki see, et võib-olla kodus ei söö, sellepärast et ütleb, et kõht on täis, ma ei taha, lapseema vaatab, et okei, ju ta siis kuskil sõi midagi, et on harjumuspäratu käitumine ka, aga siis võibki juhtuda see, et see toitumine lihtsalt on niivõrd kehv või siis ongi see alatoitumise nähud, et ju samamoodi anoreksia kui buliimiaga ju kaasnevad depressiivsed sümptomid, juba puhtalt sellepärast, et lihtsalt see serotoniini tootmine on madalam. Ja sellepärast ei tohikski jätta neid toidukorrad vahele, sest kui see ärevus kasvab, selle nii-öelda, kui me jätame toidukorrad vahele, see ärevus kasvab ja seda vähem me tahame edaspidi süüa. Või võib tekkida negatiivne seos ka selle toiduga siis sellepärast. Kes pole nõus, tõuske püsti. Iga päev ainult oma lemmikute toitude söömine on hea mõte. Ja siin ma vist ei pea pikalt peatuma. Siin tegelikult on ka seesama, ma vaataks, et tagantpingist tuleb, et oleneb, mis need lemmiktoidud on. Ja tegelikult küll. Et kui need ongi, näiteks minu lemmiktoit on hästi siuke mitmekülgne, siis ei juhtu mitte midagi. Lemmikute toitudega on see mure koht, et kes julgevad 100% käsi rinnal, üks käsi rinnal, teine käsi üleval, öelda, et minu toit või nagu minu lemmiktoit on 100% tervislik. Mina panen kätt üles. No võt, ja seal tekibki see mure koht ka, et see lemmiktoit ei ole tihtipeale tervislik. No minul on snitsel, oleneb, kuidas seda teha täpselt, nüüd on seal poole peal, pigem üleval pool, aga juhtubki see, et kui see toit on ühekülgne, me jääme kindlatest asjadest ilma. Kindlatest toitainetest, kindlatest makro- või mikro nendest toitainetest. Et sellepärast on tähtis, et need lemmiktoidud võivad alati olla menüüs. Kui see ei ole just siiruse läga purks, siis võib iga päev ei peaks seda sööma, aga kui ta on nagu täitsa vahepeal, siis ta võiks alati menüüs olla lastel samamoodi. Et kui see tema lemmiktoit aitab tal üleüldiselt seda menüüd paremaks teha või dieeti, siis võiks tal seal alati olemas olla, võib-olla see motiveerib teda. Ma mõtlen, mis oleks hea näide, mis on laste lemmiktoidud. Toon näite, minu sõbral oli väike õde, kes sõi ainult ühte toitu, terve aasta, ja see oli pelmeeni kestad. Sisud võttis alati välja, sõi ainult pelmeeni kestasid, makarina söönud, ainult pelmeeni kestasid. Aga siis hakati selle pelmeeni kodus valmistama niimoodi, et see kesta sisse, siis pandi nagu taina sisse mingeid asja. Ja siis hakkas neil vaikselt erinevad maitsed tundma ja siis niimoodi ta pääses sealt välja. Aga kui oleks keelatud ära, et pelmeeni kestasid enam ei söö, no siis ta ei oleks ka ülejäänud asju söönud. Et see peab kuidagi nagu läbi need lemmiktoitude ikkagi käima, et need peavad sinna sisse jääma või võiksid sisse jääma. Taldriku tühjaks söömine on hea idee, isegi siis, kui kõht on täis. Kes ei ole nõus, tõusku vist? Ja, see on oleneb, kelle vaatest vaadata, eks ole, et koolis ikka tahad, et oleks ilusti söödud, et ei oleks neid jäätmeid. Aga see on, ta ei ole hea idee, just kui me võtame arvesse ülekaalulisust või üleüldse seda positiivset suhet toiduga. Et see on selline, kui tohib öelda, selline nõukogude mõtlemine, et taldriku peab tühjaks sööma, sellepärast, et taldriku põhjas on siis kas jänese või hundi või karu pilt, et kui sa tahad teada, mis pilt seal on, siis sa pead selle lõpuni sööma. Targemad vaatavad ääre ära ja äärel olid erinevad, tegelikult see ääre tegi karu, mis loom see põhjas on. See võib tekitada pikas perspektiivis toitumishäired samamoodi, see on küll äärmuslik, aga pigem peaks õppima ära, mis on minu võimekus ja vajadus, palju ma pean selle taldriku peale panema, siis lapse puhul just meie juba ilmselt oskame teha seda, et kui vägisi seda toitu sisse toppida, meil ei ole tegelikult vaja seda. Te teete, või me teeme karuteene samamoodi, meil on kõht täis, meil on kõik hästi, me saame saavutama täpselt selle oma perfektse enesetunde, mul on kõht piisavalt täis, mul oleks energiat piisavalt tühi, et mul peaks süda paha olla, ja siis me ikkagi sööme selle lõpu ära, siis pärast on paha olla, on ta vaimselt paha, füüsiliselt paha, et tegelikult selle lõppu sööma ei pea, aga peaks õpetama ära, kuidas siis taldrikut täita nii, et me suudaksime selle ära süüa. Ja viimane, pärast Snickersi söömist peaks kindlasti karistuseks jooksma minema. See ei ole nõus tõustu pisti. Siin on täpselt sellised küsimused ka, peab tükkava mõtlema, mida ta tahtis sellega nüüd saada. Sellega ma läheks kohe järgmist slaidile. Toit ei ole lohutus ega preemia. Vähemalt toit ei tohiks kunagi olla lohutus ega preemia.
kui te tekitate selle seose, et kui ma saan ära Snickersi, ma pean minema jooksma, see tähendab seda, et te tunnete, et olete midagi valesti teinud selle Snickersi söömisega ja tänu sellele peate ennast karistama. Nad ei ole mitte midagi valesti teinud. Lapsi ka ju ei karista, kui nad ei ole midagi valesti teinud. Ehk siis, kui te vaja see Snickersit sööge, mitte midagi juhtu. Mida te saate teha enda jaoks on see, et ma sõin Snickersi ära, ma tunnen, et tegi midagi valesti, mida ma saan hästi teha, mis võiks olla see, et ma saan enda jaoks hästi teha, kuigi see Snickersi söömine on minu jaoks nagu vale, on see, et me teist ei söö siis. Võt, sellega te saate enda head teha. Kui juhtub see, et näiteks te vihkate ka jooksmist, ma karistan ennast sellega, et ma sõin Snickersi, ma karistan ennast sellega, et ma lähen jooksma. Pärast jooksma tunnen ennast halvasti, mis ma tahan teha, võtaks eelöö Snickersi pahan alla. Ja tekib jälle see surnud ring, et negatiivne emotsioon on negatiivsed emotsiooni taga. See midagi juhtub, kui te Snickersit sööte. Et niikuinii ei suuda seda, need kalorid, mis te sealt saate, ei suuda seda ära joosta. Just hiljuti vaatasin poes, mis see pikem sööki Snickers on, ta on siis 125 grammi, seal on 600 kilokalorit umbes. Ehk siis lapse, või võtame näiteks tava keskmise inimese 40% nagu päevasest vajadusest. Aga kõhtud ei täida nii palju, aga et kindlasti ei juhtuks seda, et te karistate toiduga, ei ennast, ega midagi kedagi teist, või te karista toidu pärast. Toiduga, toit on hea asi, esiteks ta on maitsev, ta sõpradega tore süüa, perega tore koos süüa, toiduga võiksid olema ainult positiivsed emotsioonid. Aga seal on minu mõte selline, et ei pea nõustama, ja minu mõte ka see, et toiduga ei tohiks ilmtingimata premeerida. Tekib samamoodi vastupidine efekt, et mul on hea olla, mis tähendab seda, et ma söön. Ka väga õnnelikud ja positiivsed inimesed võivad ennast ebatervislikuks süüa. Et ongi see efekt, et mul on hea olla, ma söön. Ma sõin, tegi mul tunne heaks, ma söön veel. Ja ma söön veel ja ma söön veel. Ja võib samamoodi tekkida jälle seesama ring, et ma hakkan oma emotsioone sööma. Ei pea negatiivsed, ei tohiks üldse. Ei tohiks negatiivsed emotsiooni süüa, ei tohiks ju positiivsed süüa. Seal on see alkoholi näide tavaliselt hea, et ma tähistan, järjega ma joon. Ei pea jooma. Tähistan, järjega ma söön torti. Mul on hea olla, ma lähen ostan paki krõpsu. Aga kokkuvõttes te teete endale kahju sellega. Et kui te ennast premeerite aeg-ajalt mingite kindlate asjadega, see ei ole probleem. Probleem on siis, kui ta muutub regulaarseks. Jah, et toit peaks emotsioonist täiesti lahku lööma. Tähtis on need samad asjad, mida mina korduvalt on öelnud evalootajateks ka, et regulaarsed toidukorrad, et oleks kogu aeg selline sujuv energialaing, veresuhkur ei hüppaks üles alla, ma ütlesin, ma ütlen ühe korra veel, veresuhkur, et ta ei hüppaks üles alla ja oleks selline tore tasakaal ja siin tõmbasin just triibu peale ka, et oleks näha, et piirangud ja keelud. Piirangud keelde mina ei toeta, mis on toitumisega seotud sellepärast, et kui me ütleme, täpselt, seda ei tohi, tahame, ise ju samamoodi. Ma ütlen, et seda ei tohiks, meil on kapis olemas, mõtlen, mis mul kodus kapis on, mul on piparjoogid veel jõuludest, iga päev mõtlen, seda ei tohiks süüa, aga ikka on sisu sees, et nagu kipitab iga kord, kui ma selle kapi lahti võtan. Et need keelud lõpuks teevad seda olukorra tunduvalt kehvemaks. Siin on selline hea reegel, mida ma ise kasutan ja mida ma alati edasi annan ka, on 80-20 reegel. Vaata, kas ma sellega hüpata saan, proovime. See 80-20 reegel põhimõtteliselt on ta nagu jenka. Et kui 80% ajast me toitume ennast toetavalt ja 20% päevades me siis laseme natukene minna, et me siis sööme võib-olla ühe pannkoogi ja 5 või paneme kohvi sisse rohkem suhkurit ja söön ka nagu biologist komme. See 80-20 reegel on siis see, et me liigume 80% õiges suunas. Ma ei hakka sellega hüppama, pärast läheb kõik äike veel. Ja siis üks samm läheb tagasi. Selle edasi, üks samm tagasi. Sellega te loote selle teatava tasakaalu. Teil ei hakka endal ajudele see, et pean sööma tervislikult, sellepärast keegi kuskil käiskis. Või te sööte tasakaalustatult, te sööte niimoodi, kuidas teile meeldib. Aga seal ongi see rõhksõna tasakaal, te liigute ikkagi kogu aeg edasi ja paremaks. Probleem on siis see, kui see 20 tegelikult muutub nagu vastupidiselt 80. Ja mul oli tegelikult see lõpp oli üks väga hea idee veel. Selline tore
sellise toreda lausega ma lõpetan, et mis te arvate, mis vahe on edukal ja ebaedukal inimesel? Just sellisel, kes tunneb ennast, et ta on enda kehas on hästi, tal on hea enesetunne ja ta on nii-öelda vaimselt ja füüsiliselt õnnelik, on see, et inimene, kes siis võib-olla ei ole nii heas vormis või ei tunne ennast nii hästi, kui ta tahaks, tema loogika on see, et ma käisin täna trennis, mis tähendab, et ma võin minna McDonaldsisse, sest mul on trenn tehtud, ma tegin neile midagi head ja ma võin ennast premeerida selle. Vastupidiselt see inimene, kes on siis edukas, nii-öelda enda heaolu vaatest, mõtleb nii, et ma käisin enne trennis, mis tähendab, et ma ei saa minna McDonaldsisse, sest ma tegin endale midagi head, kui ma lähen McDonaldsisse, ma nullin selle ära, aga kui ma tegin endale midagi head, ma teen midagi veel paremat. Ma lähen söön kodus midagi tervislikku, mis seda toetab, ma kannan endale juurde ja sealt see erinevus lõpuks tulebki, et kas te nii-öelda pendeldate ja teete seda 50-50 reegli, et üks päev on hea ja teine on halb, või siis ma liigun kogu aeg nii-öelda õiges suunas ja siis vahepeal nii-öelda luban endal libiseda. Ja kui teil on küsimusi, küsige julgelt. Tavaliselt ma ütlen nii, et kui ma oskan, ma vastan, kui ma ei oska, siis ega selle küsimusele väga head vastust ei olegi. Te võite julgelt küsida. Tavaliselt sellise kellaajal ei taha keegi midagi küsida, siis kõik tahab koju ära minna. Küsin sellise viktoriini küsimuse, saate ise vastata, nii et mõelge. Mis te arvate, mitu protsenti kehamassist on aju? Kaalu poolest mitu protsenti? Mis ta võiks olla? Kes ütleb esimese õige julge vastuse? Päris komaga ei ole, 2%. Ütleme, et kui on 100-kilone mees, siis aju kaalub 2 kilo. Üsna niisugune väike osa. Aga mitu protsenti ajust või mitu protsenti kogu energiakulust võtab aju päevaajus? Kuulsin vist õiget numbrit ka. Ja kui kuulnud, siis teeme näha, ma kuulsin numbri 20, et aju ise nii väike või nii kerge võrreldes ülejäänud kehaga, aga 20% energiakulust läheb puhtalt aju alla. Kui on see toidupüramiid on alati tulnud 2000 kilokaloriga, siis 400 kilokalorit võtab puhtalt aju enda alla. See on selline keskmine. Õpilasel või õpetajal on see protsent tõenäoliselt tunduvalt suurem, sest teil ei ole mitte midagi muud üle kui olla, mõttega kohal ja mõelda. Ja sellepärast kõik need toiduained, mis Eva-Lotta ette luges, on eriti olulised just selle aju seisukohalt. Ja miks peaks olema õpetajal ja õpilasel just see toitumine väga loogiline. Et lihtsalt nii suur osa meie päevasest energiavajadusest läheb puhtalt ajutööks. Ja see on selles mõttes lihtsalt selles, et aju funktsioneeriks. Selleks, et ta ka veel hästi funktsioneeriks, tuleb veel nagu ekstra juurde anda. On teil mõningaid küsimusi? Kavalamad lähevad lihtsalt koju ära juba, neil on lihtne. Kui siin oli juttu, et vaja seda lisandit, aga kui mine noormesi, kas see on siis halvem? Ma ei tea küll, et oleks, ma vaatasin ka Eva-Lotta otsa, et mina eelistan selles mõttes, ma arvan, et sa mõtlesid seda, et ei tohiks olla need magustatud ja maitsega, jah, et ei tohiks olla need nii-öelda ekstra lisanditega veed, et mineraalvesi ikkagi tuleb maapõuest ja selles mõttes, et ta ongi mõeldud nagu looduslik vesi, mida me saame loodusest. Ja kui seal on näiteks mingisugused suhkruelemendid juures või topitud vägisi midagi juurde, et siis see ei ole võib-olla kõige parem valik. Mida vähem on joogid ja toidud töödeldud, seda paremat meie kehal on, sest meie keha ei tee meile asjadele selles võtmes vahet, võtab kõik endasse, aga ei taha, et ta võtaks neid asju, mis sealt tegelikult olema ei peaks, sellepärast et loodusest me naljalt neid värvaineid, lõhnaaineid, säilitusaineid ja sisse ei söö endale. Tavatoiduga või nagu poetoiduga, valmistoiduga me seda nagu saame jällegi. Aga kui see mineraalvesi on gaseeritud või üldse mullivee? Ma tean, et tegelikult see gaseeritud veega räägitakse, et see mull võiks olla, et see mull, seal on mingid teatavad kantserogeensed omadused. Ma ei ole neid teadusuuringuid piisavalt uurinud, et seda nüüd käsi südamel öelda, et on ühte või teistpidi. Võib-olla ei ole need piisavalt kaua tehtud, samamoodi nagu on suhkruasendajate ja veipidega, et kuna need on küllalt uued asjad ja tihti veel need uuringud võtavad 10 aastaid aega, et ei ole seda kindlalt põhjapanevat nii-öelda väidet. Aga ma nii palju julgen selle kohta öelda, et ükskõik mis asi, mis toiduaine või jook või mida me saame tarbida, kõige kohta võib selles mõttes välja lugeda, et see võib olla ebatervislik.
et ka vesi on väga ebatervislik, veega võib ka nagu surra. Et näiteks näide, maratoonerid pärast seda, kui nad jooksevad 42,5 kilomeetrit ära, kui nad on liiga palju higistanud ja joovad liiga palju vett, aju paistab üles ja plaks ongi kõik ja väga kiiresti tuleb surm. Ega vesi võib olla väga mürgine, et see oli 5 liitrit 30 minuti jooksul näiteks on surmav doos tavainimesele. Et täpselt ongi see, et kas ja kui palju ja noh, ongi see üleüldine tasakaal. Et just selle gaseeritud vee kohta te olete kindlasti neid reklaame näinud, kus oli 20. 30. kui sigaretid siis Ameerika turule tulid, siis alguses müüdi neid ju, olid emasuits, isasuits ja lapsesuits ja kõik tegid koos. Aga need uuringud, et see mürgine ja kahjulik on, see tuli 40 aastat hiljem ja siis nii-öelda võetis ära. Samamoodi võib olla ka gaseeritud veega, ega meil, kui ei ole uuritud täna nii pikalt ja sama argumenti ma tean, et veibi pooldajad kasutavad ka, et seda pole nagu uuritud pikalt. Aga gaseeritud vee puhul ma ütleks, et see on nii minimaalne detail, et jäädaks alati kinni, et kas see suhkur asendanud on mürgine või ei ole, gaseeritud vesi näiteks, et kas on või ei ole, aga tegelikult see üleüldine pilt on nii-öelda katmata. Et minu üks klient tuli ka sarnaste küsimustega jõusaali, et olid hästi sellised minidetailid, aga samas oli tal katmata see, et ta ei toitud korralikult, ta enamus toitumist tuli, kui nad olid taimetoitlane, siis ta ostis Saksamaal mingit pulbrit sisse, mida ta sõi, ta ei kõndinud piisavalt, ta istus liiga kaua, noh, ja need asjad olid katmata, aga tema mure oli see, et kas ikkagi siis tohib näiteks neid steviat ja erytritooli ja neid maitse nagu neid, suhkruasendajaid kasutada. See fookus läheb nii-öelda valesse kohta aeg-ajalt. Aga küsimus mulle meeldis. On teil veel küsimusi? Nüüd on juba see, et kui keegi küsib, siis teised ju vaatavad, et me olen küsijad, lähme kohe ära. Muidugi, jah. Muidugi. Hästi kiire, 2 plaksu, rohkem ei pea. Nii, hoia. Ja siis saab Inga tulla rääkima. Kas sul on mingisugune esitlus ka? Ei, mul meeldib palju rääkida. Lähed tunniga. Anna seda selle natukene alla poole. Läksin poole, kui ma suutsin ära unistada. Ei, sul. Või terve aeg oli meeles. Nii, kas on hea või ma panen? Jah, väga hästi. Ma panen natukene. Nii. Nii, tere teile kõigile. Saan aru, ma ei tohi kõvasti rääkida, muidu see kõik karivad. Mul on tavaliselt hääl endal nii kõva. Aga see selleks, et minu nimi on Inga Paenurm ja ma tegelikult olen toidumaailmas tegutsenud üle 25 aasta ja koolitoitumine on olnud koolitoit on olnud minu missiooniks kuskil 15 aastat, just see, et kuidas väikseid inimesi panna sööma tervist toetavat toitu. Et miks tervist toetavad, sest minu jaoks on toit elu alus. Ja kui toit on minu elu alus, siis on minu tervise elu alus. Et kui mina söön häid ja mõnusaid asju, mis on vajalikud minu kehale, siis järelikult mul on hea olla. Ja seda teadmist olen ma väikestele inimestele edasi andnud, nii palju, kui ma olen seda oma aja jooksul suutnud. Et ma ei tea, kas te olete keegi kuulnud üks projektist nagu peakohad koolides. Jah, et mina olin üks nendest, kes selle projekti lõi ja tänaseks seda projekti on veetud 6 aastat, järgmine aasta tuleb jälle ja projekti eesmärk on tegelikult see, et meil kõigil on kiire. Ja selleks, et noored inimesed õpiksid ise kodus süüa tegema, mitte tellima Woldist, kus iganes, selleks ongi loodud see projekt, mille raames me õpetame noortele inimestele, kuidas on tegelikult söögi tegemine uskumatult lihtne. Natukese vaeva teha, et jaa, loomulikult see minutipihv on valmis, aga samas tegelikult, kui sa selle enda jaoks nagu lahti mõtestad, mida tähendab ise toidu tegemine, et see ei tähenda, et sul on 10-kilone steik või et sa paned selle 25 tunniks ahju ja siis sa ootad seda seal meeleheitlikult, et kõik on ettevalmistus ja eeltöö, et see oli selle jutu põhjal. Aga Dušmaniga liitusin ma kuskil aasta aega tagasi ja liitusin just nimelt sellepärast, et anda veel rohkem enda panust koolitoitu. Et kui ma täna selle loengus ära kuulasin, see on hästi hea nagu mõelda, et koolitoit on legendaarselt saatanast, eks. Et siin on legendid, see on halb, sest et niimoodi oli kunagi vanal ajal ja ka täna on järelikult niimoodi.
siis et kahe eelkõneleja jutu järgi mul tekkis päris hea idee, et huvitav, kui ma nüüd nagu õpetajatena, toitlustajana, emana läheks koju ja ütleks, alates tänast koolitoitu ei tohi süüa. Ma keelan seal ära. Huvitav, kas nad hakkavad sööma või? Et see oleks nagu päris hea niisugune lahendus, et päris lihtne oleks siis. Et aga mis ma selle aja jooksul olen tegelikult sellest koolitoidust teada saanud, on see, et koolitoidul ei ole täna viga mitte midagi. Teadmine koolitoidust on väga puudulik. Et selle ühe ainsa sõna jaoks, et mis on teie jaoks koolitoit? Kas te teate? Oskab keegi öelda, mis on koolitoit? Keegi ei tea? Mis on ootused koolitoidule? Kuskil 3 aastat tagasi, kui ma veel koolitoiduga nagu, ütleme nii, et ma ei olnud sinna süviti sisse läinud, siis ma eeldasin, et see peab olema ikka päris palju nagu asju, mis on vaja, on ju tervislik ja toetav ja siis on mahe ja öko ja no kõik absoluutselt sõnad, mis ma üldse välja võisin mõelda, leidsin ma selles koolitoidus peab olema. Aga tegelikult on koolitoit ainult üks osa, ainult üks väike osa inimese päeva toiduvajadusest. Et üks osa vastutusest lükatakse koolile ja samas teine osa lastevanemate vastutusest lükatakse toitlustajale. Aga tegelikult toimiks see tunduvalt paremini, kui kõik teeks koostööd. Lapsevanemad, lapsed, kool ja toitlustaja. Et miks ma niimoodi ütlen, et lihtsalt toon niisugused lihtsad näited, et mina näiteks olen mängult õpetaja ja mulle ei meeldi kala, eks. Mulle ei meeldi kala ja ma olen 1. klassi õpetaja näiteks. Ja minu järgi tulevad kuskil 20-25 väikest noort inimest, siis kala, mulle ei meeldi see. Ja kui ma seda kõva häälega ütlen, mis te arvate, kas kõik need lapsed söövad seda? Absoluutselt mitte, sellepärast, et õpetaja väikese inimese eeskuju. Täpselt sama nagu eelkõnelejad rääkisid, et kui kodus toidu vastu ei eksisteeri austust, kus see väike inimene selle saab siis? Mina olen täna hästi palju oma energiast suunanud lasteaedadesse, et meie hallatavatesse lasteaedadesse, sest lasteaialaps on see, kes sööb 3 korda päevas. Meil on võimalus suunata väike inimene uute maitseteni, sest kodus ta ei saa mitte kunagi neid nagu maitseid proovida ega katsetada. Ja kui ma olen nagu tagasisidena kuulanud, et mis teil viga on, et miks mu laps mingi imelikke asju saab, peab sööma, mis asi pastina. Ma ei tea, proovi, katseta, et nad on ju nii nagu vanad asjad ja kui me ise õpime, siis me saame seda teadmist anda ju edasi ka oma väikestele järglastele. Aga kui me ise ei taha teada, mis asi on tervist toetav toitumine, miks mina ise olen tähtis, siis tegelikult me ei saagi seda oma lastele anda ja siis peabki seda tegema kas kool, lasteaed, toitlustaja, sellepärast, et tulevik on ju meie lapsed. Et mina teen seda sellepärast, et ma saan oma teadmisi väikestele inimestele edasi anda. Ja samamoodi on 1. 3 klassi minu kõige olulisemad. Kõige olulisemad on 1. 3 klassi. Et me oleme täna selles kohas, kus me mõtleme, et mida väike inimene sööb, on ju. Koolitoidust te teate kõik, on ju. Et kui vanasti tõstati see jube kokatädi, tõstis terve selle hunniku toitu selle tarriku peale, on ju, siis vaene laps pidi selle ära sööma või pidanud ära sööma, mis iganes, siis täna meil on väga välja töötatud menüüd, kõik asjad, vajalikud toiteväärtused on olemas ja siis meil on buffet. Tuleb väike armas inimene, tuleb sööma, 1. klass, 2. klass, 3. klass ja ma olen jälginud aasta jooksul väga paljusi erinevaid koole ja mida väike inimene teeb? Esiteks tal ei ole aega, sest toiduvahetund on nii pisikene ja nii väike. Tema mõte ei liigu nii kiiresti, kui ta peab selle valiku juba ära tegema, sest kõik teised ootavad, kõik ootavad absoluutselt. Ja siis ta kiiresti rabab mingi asja sinna taldrikule ja tavaliselt on see makaron.
seepärast, et see on nii tuntud toode ja mitte sellepärast, et see oleks hullult populaarne, aga need on legendid, mida meile meie enda lapsepõlvest antud. Tänu sellele, et me ise elame legendides, anname seda legendi edasi oma lapsele, et makaronid on nagu elu alus. Et kui me kodus ise annaksime erinevaid toite lastele süüa, neil oleks ju tuttav tulla sinna bufeeletti ja võtta erinevaid toite, proovida. Et see on see koostöökoht, kus lapsevanemaid oli nii kohutult palju, ma sain aru 4 vist juba, jah. Et tegelikult on selle koostöö mõte see, et kui kodus emad ja isad räägiksid oma lapsele ainult ühe väga lihtsa lause, ole kallis, proovi. Ole kallis, proovi. Võta igat asja natukene, kui sulle ei meeldi, ära võta juurde. Kui sulle midagi väga meeldib, mine võta juurde, mitte keegi keela. Mitte keegi keela seda, et sa ei võtaks. Loomulikult me teame kõik, et igas koolis on olemas need eriti populaarsed inimesed, on ju. Et see, mida populaarne sööb, siis seda pean ju ka mina sööma. Et aga samas, kui me jätkusuutlikult räägime õpetajana, meie toitlustajana räägime, et kuule, et proovi ikka. Aga proovi, võta igat asja natukese üks väike lusikatäis. Lihtsalt proovi. Kui meeldib, täiesti aru saada, aga söö, jumala eest, söö natukese midagi. Et mis te arvate, miks on nagu kõige keerulisem osa seda koolitoidu söömisel, mis keerulisi asju veel lapsed selle juures näevad, selles koolitoidus? Ma täna nii palju rääkinud, ma hommikul 9 saati rääkinud, siis mul on natukese see ajukese sassis. Mõte oli selles, et sul on koolitoit, mis ahvatlusi on inimestel veel koolis? Et miks nad ei tule sööma koolitoitu? Jaa, täpselt. Mis veel? Kuidas? Nii, mis veel? Kuidas? Täpselt. Minu arust on, see on nagu, kuidas ma ütlen, see on nagu sellest seinast selle seinani niisugune jooksmine käib kogu aeg. Me räägime väga tervist toetavast toitumisest, kui oluline see kõik on. Kõik, mis siin kooli sees peab näiteks olema, ma ei räägi ainult sellest koolist, et see on väga erinev. Kool on hästi palju ja koolide mõtteid on väga nagu erinevaid. Et aga kui sul on nagu kooli kõrval pood, eks, kus ei eksisteeri mitte ükski Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud mõtteviis, mitte ükski, siis kooli sees see on nagu kehtib. Samas väike inimene saab minna jumala uhkelt uksest välja, ostu mida iganes ta tahab. Ja tulla rahulikult kooli tagasi ja mitte süüa seda toitu. Ehk tegelikult me oleme nii avatud kaartidega, et nad võivad teha kõike, mida nad tahavad, kuigi neil on olemas tervist toetav toit. Ja kuidas ta piiritleda, seda ei saa mitte kuidagi piiritleda, aga samas, et kui nagu, kuidas on siis vaba ärimaailm, et kilomeetri kaugusel koolist ei tohiks olla poode, kui lihtne see oleks. Või siis kooli sees ei tohiks olla puhveteid, kus saab osta Snickersit ja Coca-Colat ja Fantat ja kõike seda. Oleks ju lihtne. Aga seal on veel üks väikene nüanss, mille peal tavaliselt ei mõelda. Et mina olen lapsevanem, et minu printsessid on tänaseks juba küll täiskasvanud, üks õpib samamoodi sinuga samas koolis tervise edendamist. Et ma olen vist midagi hästi teinud oma elus. Et aga kui me usaldaks oma lapsi, aga samas me kontrolliks neid, et koolitoidu puhul tihtipeale räägitakse, et mul on kõht tühi, mul ei maitse see toit, see lõhn on vale, see toit on vale, see on vale, see on vale. Samas, kui tihtipeale juhtub ka selliseid hetki, kus lapse jutt ja menüü ei lähe kokku. Absoluutselt ei lähe kokku. Et lapsevanemad usuvad oma väikeseid armsaid järglasi kinnisilmi. Mina olen seda ka teinud. Ja kui ma hakkasin ühel hetkel uurimast, et need taskurahasummad läks nii suureks, et nagu stopp, et kas tõesti koolitoit on nagu nii õudne, kas see on siis nii hull. Hakkasin käima proovimas, maitsemas ja mitte mingit probleemi ei olnud, aga tunduvalt lihtsam oli emale selgeks teha, et see koolitoit ei ole okei.
sest kõrvalt puhvetist saab palju paremat toitu. Ma teeks ise samamoodi. Et need ongi need kohad, kus usaldava kontrolli, et kas päriselt on niimoodi, et kas päriselt on sealt niimoodi. Ja teine asi, mis ma selle koolitoidu puhul olen veel tähele pannud, on kujutage ette, et olete kokk. Ja te teete süüa koolis, kus on 500 inimest, eks. Õpetajad, lapsed ja 1. kuni 12. klassini. Ja siis teil on üks toidukord ja te peate olema võlul, sest see üks toit peab meeldima kõikidele nendele inimestele. Olenemata sellest, kust ta pärit on, mis ta maitse meeldib, kuidas talle 1, 2, 3, 4, 5 asi meeldib. Mis te arvate, kas see on lihtne ülesanne? Et kui lihtne seda oleks teha, on ju? Et hops, et tegelikult koolitoidu mõte on see, et nii õpetajad kui ka lapsed saaksid endale vajaliku energia, et tarkust ammutada. Maitseelamusi saab restoranist. Siit saab energiat. Vot, ma väga tänan teid, mul on täpselt sama väsik kui teie. Aitäh, et kutsusite ja